Midagi tohutut plahvatas just Venemaal. Meil on tunne, et me ütleme seda viimasel ajal tihti, mis näitab lihtsalt, kui intensiivseks on Ukraina kaugrünnakute kampaania muutunud. Aga see rünnak oli teistsugune. Venemaa suurim naftarafineerimistehas hävitati just täielikult, millel on mõju mitte ainult Venemaal juba kestvale kütusekriisile, vaid ka paljudele teistele riigi rafineerimistehastele. Ukraina rünnak oli täiuslik. 2500 kilomeetrit teekonda viis täpse rünnakuni, mis hävitas rafineerimistehase. Ja kui see kõik polnud veel piisavalt alandav, saatis Venemaa oma parima hävituslennuki lahingusse, kuid see ei saavutanud midagi, kui üritas Ukraina droone peatada. 7. juulil teatas Business Insider, et Ukraina droonid olid läbinud tuhandeid kilomeetreid, et tabada Omski rafineerimistehast Lääne-Siberis. Üle 2500 kilomeetri õhuruumi läbiti, mis on umbes sama pikk vahemaa kui Los Angelese ja Houstoni vahel, märgib väljaanne. Ja need 2500 kilomeetrit olid vahemaa, mille jooksul Venemaa õhutõrje üritas, kuid ei suutnud Ukrainat peatada. Tulemus on see, mida oleme näinud nii paljude Ukraina rafineerimistehaste vastu suunatud rünnakute puhul varemgi. X Helanova pluss. Telegrami kanalis jagatud videotes on näha, kuidas tohutud mustad suitsupilved tõusevad rajatisest, samal ajal kui taustal on kuulda õhutõrjetuld. Me kõik teame, mida suits tähendab. Praegu on Omski rafineerimistehasest tulekahju. Ja see kõik on sellepärast, et Ukraina droonid on tabanud rajatist otse, mis peaks olema nii kaugel, et Venemaa ei peaks sellepärast kunagi muretsema. See on nüüd kõik muutunud. Ukrainal on nüüd rekordilisi droone oma käsutuses. Omski võimud püüavad asja vaka all hoida. Piirkonna kuberner Vitali Kotšenko kinnitas vaid, et Ukraina droonid ründasid rajatist, kuid ta ei maininud midagi tulekahjudest. Selle asemel teatas ta, et ohvreid ei olnud, mis pole niivõrd hea uudis Venemaa jaoks, kuivõrd näitab Ukraina droonide saavutatud täpsust. Kotšenko ütles elanikele ka, et nad ei läheks alla tulistatud droonide rusudele lähedale, jätkates vana Vene, vabandust, et mitte Ukraina droonid ei tee rafineerimistehastele kahju. Venemaa õhutõrje tulistab kõik alla ja kuidagi juhtub nii, et rusud tabavad täpselt seda, mida Ukraina tahab tabada. See on kõik üks suur juhus. Ja Omski rafineerimistehase puhul oli Ukraina droonirusu isegi täpsem kui tavaliselt. Selle asemel, et rünnata suuri sihtmärke nagu naftahoidlad, on Ukrainal väga konkreetne eesmärk silme ees. Omski rafineerimistehase ELU-AVT-11 esmase nafta töötlemise seade, mille projekteeritud võimsus on üle 8,4 miljoni tonni toornaftat aastas, oli peamine sihtmärk. Kui see töötlemisseade rivist välja lüüa, polegi vaja ülejäänud Omskit põlema panna. See ei suuda enam ligilähedaseltki täisvõimsusel töötada, sest üks selle kõige olulisemaid seadmeid on leekides rusuhunnik. Ja ju see seade sattuski maailma kõige täpsema droonirusu tabamuse alla. Me teeme nalja. Tegelikkus on see, et Venemaa õhutõrje ebaõnnestus. Ukraina droonid murdsid Omskis läbi ja rafineerimistehas kaotas just kogu rajatise kõige väärtuslikuma seadme. See on tulemus, mille üle võib uhkust tunda, kuid see pole ainult tabatud seadne tüüp, mis teeb selle viimase rünnaku nii eriliseks. On veel 2 põhjust, miks Ukraina tähistab ja Putini käsilased nutavad selle üle, mida Ukraina just tegi. Ning üks neist põhjustest on rekordiline. Aga sellest räägime kohe. Esiteks on Omski rafineerimistehas üks tähtsamaid kogu Venemaal. Kyiv Independenti andmetel on see Venemaa suurim rafineerimistehas tootmisvõimsuse poolest ning suudab töödelda üle 21 miljoni tonni toornaftat aastas. See arv annab meile teatud perspektiivi ELU-AVT-11 rünnaku kohta. Ukraina hävitas üksuse, mis vastutab peaaegu poole eest kogu Omski rafineerimistehase aastasest toodangust. Ja nüüd, kui Ukraina teab, et tema droonidel on vaba tee Venemaa suurima rafineerimistehaseni, on peaaegu kindel, et nad jätkavad rünnakuid. Topelt- ja kolmiklöögid on saanud Ukraina rafineerimistehaste rünnakute tunnuseks. Nii et meil on tunne, et varsti teeme jälle video sellest, kuidas Omsk põleb. Ukraina kindralstaabi sõnul on Omski rafineerimistehas Venemaa sõjapingutuste jaoks sõjaliselt oluline. Rafineerimistehas toodab laias valikus kütuseid, tõenäoliselt bensiini, diislikütust ja lennukikütust, mida kasutavad tankid, soomusmasinad ja sõjalennukid. Ja muidugi ka tsiviilisikud. Venemaa ei ole kindlasti rahul, kui veel üks tema rafineerimistehas suletakse ajal, mil kogu riiki vaevab Ukraina põhjustatud kütusekriis. Omski rafineerimistehas toodab ka naftakeemiatoodete ja määrdeaineid, mida kasutab sõjavägi, ning Kyiv Posti andmetel on selle rafineerimissügavus 99%, mis on üks kõrgemaid kogu Venemaal.
See tähendab ilmselt seda, et Omski rafineerimistehas on Venemaa rafineerimistehaste seas üks neist, mis suudab oma tootmisvõimsust kõige enam ära kasutada. Enam mitte ja kaugeltki mitte. Aga me mainisime video sissejuhatuses teatud kaudseid mõjusid. Mõju Venemaa kütusekriisile on üks neist mõjudest ja sellest räägime varsti lähemalt. Siiski on veel midagi, mis teeb Omski rafineerimistehase nii eriliseks ja see tuleb ilmsiks Miljetani raportis Ukraina viimase ja kõige muljetavaldavama rünnaku kohta. Väljanne ütleb, et Omski rafineerimistehas on kogu Venemaal ainus, mis toodab krakkimiskatalysaatoreid. Need komponendid on olulised, sest teised tehased vajavad neid nafta teisese töötlemise jaoks. Katalüütiline krakkimine on protsess, mis lagundab keerulised süsivesinikud lihtsamateks ja kergemateks molekulideks. Kütusetootjad kasutavad seda protsessi, et suurendada nii kütusetoodete nagu bensiin ja petrooleumi saagikust kui ka kvaliteeti. Kui Venemaa on kaotanud juurdepääsu oma krakkimiskatalysaatoritele, on ta kaotanud ka võime toota kvaliteetseid kütuseid. See on halb uudis miljonitele Vene mootoritele, mis peavad taluma rohkem kulumist, kuna inimesed on sunnitud kasutama madalama kvaliteediga kütust. Väike probleem muidugi, aga see on veel üks probleem lisaks nendele, mis praegu Putinit rõhuvad. Kõik see on juba iseenesest muljetavaldav. Kuid me ütlesime teile, et Ukraina tähistab Omski rünnakut kahel põhjusel ja üks neist on seotud rekordite purustamisega. Me andsime teile juba vihje, kui rääkisime kaugusest. 2500 kilomeetrit ei ole lihtsalt märkimisväärne vahemaa, mida droon suudab läbida. See on suurim vahemaa, mille ükski droon on läbinud ja seejärel Ukraina sõjas edukalt rünnaku sooritanud. United24 Media avaldab, et Ukraina droonid ei ole kunagi varem nii kaugele lennanud ning on võimalik, et 2500 kilomeetrit on hinnangu alumine piir. Kuidas? Omski rafineerimistehas asub Ukraina piirist otse lennates 2500 kilomeetri kaugusel. On ebatõenäoline, et Ukraina selleks rünnakuks kasutatud droonid oleksid lennanud otse piirilt rafineerimistehasesse. Tõenäoliselt pidid nad Venemaa õhutõrjet vältides valima vähem otsese lennumarsruudi, mis tähendab, et tegelik läbitud vahemaa võis olla üle 3000 kilomeetri. Igal juhul on see maailmarekord. Ukraina on purustanud varasema 1800 kilomeetri pikkuse rekordi, mille ta püstitas 2025 aasta augustis rünnakuga Voroneži M üle horisondi radari pihta. Ukraina on oma tegevusulatust vähemalt 30% võrra suurendanud, teatab United24 meedia. Venemaa jaoks tähendab see ainult üht. Ukraina löögiraadius on veelgi kasvanud ja peaaegu miski pole Ukraina droonide eest kaitstud. Kui Putin ei saanud sõnumit Omski rafineerimistehasest tõusvast suitsusignaalist, siis Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi selle pärast rünnakut täiesti selgeks. Ka Siberi on nüüd Ukraina täppislöökide ulatuses, kuulutas Zelenski, kuid avalikustas, et see, mida Ukraina just saavutas, on rekord mitte ainult Ukrainas, vaid kogu maailmas. Enne seda oli Omski rafineerimistehas Ukraina droonide jaoks kättesaamatu. See on huvitav tähelepanek. Ukraina ei suutnud seni Omskit tabada. Ja siiski, nagu varsti teada saate, kasutas Ukraina selle rünnaku läbiviimiseks droonitüüpi, mis on saanud nende süvalöögikampaania tunnuseks. Kõlab nagu vastuolu, eks? Droon, mida Ukraina on varem kasutanud, oli sama tüüpi droon, millega viidi läbi rünnak sellisel kaugusel, mida varem ei peetud võimalikuks. Mis toimub? Kohe räägime teile, aga enne seda, see on sõjasaade. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada enne, kui me videoga jätkame. Drone, mida Ukraina kasutas Omski rafineerimistehase ründamiseks, oli FPV-1, mille on valmistanud Firepoint ja mis on tõestanud end ühe tähtsaima kaugmaa droonina Ukraina arsenalis. Seda on kinnitanud Firepointi asutaja Dennis Stylman, kes teatas X-is. Omski rafineerimistehas kohtub uue FPV-1-ga, jagades videot, kus tehasest tõuseb suitsu. Aga oota korraks, FPV-1 ei suuda ju läbida 2500 kilomeetrit või rohkemeks. Vale. Firepointi asutaja andis meile väikese vihje selle kohta, mis just Venemaa tabas, kui ta mainis uut FPV-1. Ukraina kõige olulisem pika tegevusraadiusega droon on pärast esmakordset kasutuselevõttu läbi teinud muljetavaldava arengu. Algne mudel poleks tõepoolest suutnud Omski rafineerimistehase rünnakut läbi viia. See suutis lennata vaid 1600 kilomeetrit, mis on küll muljetavaldav vahemaa, kuid jätab Siberi siiski tegevusraadiusest välja. Kuid Firepoint on seda drooni täiustanud ja on millegi erilisega välja tulnud. Tehisintellekti abil juhitava navigeerimisega, mis suurendab selle tegevusraadiust, suudab uus FPV-1 läbida 2700 kilomeetrit. Huvitaval kombel, kui United24 meedia oletus, et droon pidi lendama Omskisse kaudset marsruuti mööda vastab tõele,
siis võib Firepoint olla uuendanud FP1 drooni nii, et see suudab lennata sellestki kaugemale. Siiski pole FP1 täiuslik. Kuigi see on võimas ja suudab läbida pikki vahemaid, on selle maksimaalne kiirus siiski vaid 205 km tunnis. See on piisavalt aeglane, et õhutõrje, mis drooni avastab, suudaks selle hävitada, kuid neil see ei õnnestunud. See on ka piisavalt aeglane, et Venemaa saaks selle vastu välja saata ühe oma kõige arenenuma hävituslennuki, et võidelda FP1-ga. Just seda Venemaa Omskis tegigi. Venemaa saatis ülimoodsa, väidetavalt 5. põlvkonna Su-57, et tegeleda FP1-tega, mille Ukraina saatis Venemaa territooriumi suurima rafineerimistehase vastu. Selles lahingus Su-57 ja FP1 vahel sai olla vaid üks võitja. Mis? See oli veelgi suurem alandus kui alandus, mille põhjustas see, et Ukraina droonid suutsid lennata üle 2500 kilomeetri. Esiteks saatis Venemaa drooniprobleemiga tegelema oma väidetavalt parima hävituslennuki. Ainult selleks, et näha, kuidas see hävituslennuk ei suutnud kuidagi takistada Ukraina otselööki Omski rafineerimistehasele. Su-57 peaks olema tõeline jõumasin, mis suudaks droonis sekunditega hävitada. Kuid see niinimetatud 5. põlvkonna hävitaja ei suutnud täita isegi seda lihtsat ülesannet, mida Venemaa temalt ootas. Selle paljastuse toob välja Militar Nõi, kes teatab, et Omski kohal nähti Ukraina rünnaku ajal Omski rafineerimistehase vastu Su-57-et. See ei ole oletus. On olemas kaadrid hävitajast lennul, mis viitab sellele, et Venemaa üritas kasutada oma 5. põlvkonna hävitajat Ukraina droonide vastu. Pole kinnitust selle kohta, kas Su-57 õnnestus midagi alla tulistada. Võib-olla hävitas see 1 või 2 FP1 drooni, kuid ei suutnud peatada drooni, mis tabas Omskit. Veelgi hullem Venemaa jaoks oli see, et Su-57 kasutamine hõlmas ka A-50U varajase hoiatuse ja juhtimise lennuki kasutamist, mis oleks pidanud edastama kogu vajaliku teabe Su-57 piloodile Ukraina droonide allatulistamiseks. Sellegipoolest Su-57 ebaõnnestus. 2 Venemaa kõige arenenumat lennukit ei suutnud peatada Ukraina droone, mis liikusid vaid murdosa nende tippkiirusest. Kaadrid Su-57 kasutamisest viitavad sellele, et selle viibimine Omski kohal taevas polnud mingi kummaline juhus. Su-57 on disainitud nii, et selle relvad saab paigutada sisemistesse relvaruumidesse, mis aitab hoida hävitaja radarisignaali madalana. Kuid Omskis nähtud Su-57 oli varustatud väliste relvakinnitustega, et relvi saaks kiiresti kasutada iga märgatud drooni vastu. Eriti tasub mainida, et Su-57 on R-74M2 raketid, mis on õhk-õhk-tüüpi juhitavad relvad ja peaksid olema enam kui piisavad FP1D hävitamiseks. Sellest ei piisanud. Ja see näitab meile, et Su-57 pole kaugeltki nii hea, kui räägitakse, isegi kui seda on väidetavalt kohandatud, et Venemaa saaks seda kasutada droonide tuvastamiseks ja hävitamiseks. Põhjus, miks Vladimir Putin peaks praegu häbist tead langetama, kui tal üldse oleks häbitunnet, on see, et ta on kiitnud Su-57 kui maailma parimat hävituslennukit. See on meie parim lennuk. Mitte ainult meie oma, vaid parim maailmas. Kõigi tööomaduste ja relvastuse poolest ei suuda ükski teine lennuk lennata nii hästi kui meie oma, ütles Vladimir Putin juba 2019. aastal. Ilmselt suudab FP1 lennata paremini. See suudab vähemalt lennata piisavalt hästi, et vältida Venemaa väidetavat maailma parimat lennukit. Miski ütleb meile, et Su-57 jaoks on asjad veidi viltu läinud. See hävitaja on juba paljastatud kui lennuk, mis jääb tõelise 5. põlvkonna hävitaja standarditele kõvasti alla. Ukraina uus hääl toob välja, et selle mootorid on lihtsalt täiustatud versioonid nendest, mida kasutatakse Su-27-l. See mõjutab hävitaja varjevõimet, kuna mootoril puudub tüüs, mis vähendaks soojuskiirgust, mistõttu on selle radarijälg suurem kui läänes toodetud 5. põlvkonna hävitajatel. Parimal juhul on Su-57 veidi arenenum 4. põlvkonna hävitaja. Halvimal juhul, me just nägime seda. Venemaa parim hävituslennuk ei suuda peatada FP1. Nii et Venemaal on probleem oma Su-57-tega. Aga tegelik probleem viib meid tagasi selle juurde, mida Ukraina just ründas. Omsk on veel üks naftatöötlemistehas, mille tootmisvõimsust on vähemalt oluliselt vähendatud. Ja see rünnak näitab meile, lisaks Ukraina viimaste droonide märkimisväärsele tegevusraadiusele, et kampaania Venemaa nafta vastu, mida on selleks hetkeks juba üle aasta peetud, muutub ainult järjest intensiivsemaks. Business Insideri andmetel teatab Ukraina, et alates märtsist on nad korraldanud üle 50 rünnaku Venemaa naftataristu vastu. Need rünnakud on tabanud umbes 42% Venemaa kogu rafineerimisvõimsusest ja see avaldab selget mõju tootmisele. Praegu toimub kogu Venemaal kütuse normeerimine ning riiklik bensiini tootmine on langenud 17% võrra.
850 000 barrelini päevas. See tundub palju, kuni mõistad, et Venemaa sisetarbimine bensiini järele suvel ulatub 110 000 tonnini päevas. Päevas on 25 000 tonnine puudujääk ja see kõik on tingitud Ukraina rünnakutest rafineerimistehastele. Financial Timesil on veelgi rohkem numbreid. See ütleb, et Ukraina on suutnud tabada Venemaa rafineerimistehaseid vähemalt 194 korda alates 2026 aasta algusest, mis on 11 korda rohkem kui selliseid rünnakuid, mida Ukraina korraldas 2025 aasta esimese 6 kuu jooksul. Venemaa väidab, et on oma territooriumil selle aasta esimesel poolel tõrjunud 63 933 Ukraina drooni, sealhulgas rekordilised 17 832 tõrjet ainult juunis. Me teame, mida Venemaa tõrjete all mõtleb. Need on lihtsalt droonide arvud, mille Ukraina välja saatis. Paljud neist jõudsid siiski kohale, aga Venemaa väitis ikkagi, et need tõrjuti. See, mida me siin näeme, on sügav rünnakute kampaania, mis on muutunud nii intensiivseks, et see halvab Venemaad seestpoolt. Kütusepuudus, millest oleme rääkinud, on laialt levinud. CNN-i andmetel hõlmab see kõiki 11 ajavööndit Venemaal, kuna peaaegu igas 83 Venemaa piirkonnast on puudus kütusest. Venemaa hakkab muutuma meeleheitlikuks, kuna järjekorrad bensiinijaamade ees muutuvad talumatult pikaks. Üks maailmas suurimaid kütusetootjaid on olukorras, kus nii paljud rafineerimistehased põlevad, et Venemaa on sunnitud impordima kütust kõigist võimalikest allikatest, mida suudab leida. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on selle lähenemise isegi kinnitanud, öeldes ajakirjanikega peetud telefonikõnes. Kui kokkulepped saavutatakse vastuvõetava hinnaga, siis impordiga liigutakse edasi. See kõik toimub ajal, kui Venemaa on keelanud bensiini ja lennukikütuse ekspordi ning paistab, et sama plaanitakse teha ka diislikütusega. Saratoga fondi teatel ei tooda Venemaa traditsioonilised kütusetarnijad nagu Valgevene ja Kasahstan piisavalt kütust, et täita Venemaa kasvavat varude puudujääki. Reutersi andmetel lisatakse Indiat võimaliku importijana arvestusse, kuna Venemaa püüab hankida 400 000 tonni bensiini, et leevendada oma puudujääki. Kuid ükski neist erakorralistest meetmetest ei muuda lihtsat fakti. Venemaa ei suuda oma nafta rafineerimistehaseid kaitsta. Reigi logisev õhutõrjevõrk on aastatepikkuste Ukraina rünnakute tõttu oluliselt nõrgenenud ning enam ei jätku süsteeme ega rakette, et katta kõrgeima prioriteediga sihtmärke, näiteks kogu Venemaa suurimat nafta rafineerimistehast. Omskit oleks pidanud kaitsma Venemaa parimate õhutõrjesüsteemide kihid. Selle asemel oleme Omski rafineerimistehase põlemise videos näinud ja kuulnud vaid üksikut tulistamist ning ebaõnnestunud Su-57 väljalendu, mis paljastab palju rohkem, kui Putin tahaks teada saada selle kohta, millises seisus on tema väitel maailma parim hävituslennuk. Tahaks uskuda, et Ukraina rafineerimistehaste rünnakute nii laiaulatuslikuks muutumine paneks Putini mõtlema, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, on aeg pidada läbirääkimisi sõja lõpetamiseks, mille ta ise alustas. Kuid seni on Putin suutnud vaid ähmaselt tunnistada Venemaal süvenevat nafta- ja kütusekriisi, püüdes samal ajal võita aega pöörde jaoks, mis tegelikult ei tule. Siiski jätkab Ukraina rünnakuid. Ukraina eesmärk on muuta Putini sõjaarvestust, sundides teda mõistma, et iga mööduva päevaga teeb tema sissetung Venemaale ja selle rahvale üha rohkem kahju. Putin on vastanud agressiooniga. Tema rahunõudmised on muutunud üha maksimalistlikuks ning nüüd nõuab ta, et Ukraina loovutaks lisaks Donbassi piirkonnale ka oma lõunapoolsed alad. Aga need on meeleheitel mehe nõudmised, kes teab, et tema aeg hakkab otsa saama. Venemaa juht on just näinud, kuidas Ukraina droonid ründasid rohkem kui 2500 kilomeetri kaugusele Venemaa sisemaale. Nüüd mõtleb ta, mis saab edasi. Ukrainal on palju sihtmärke, mille vahel valida ja piisavalt droone, et rünnata peaaegu kõiki Venemaal asuvaid sõjalise tähtsusega objekte. Putinis meeleheitlik trots on hääbuva juhi viimane hingetõmme ja see võibki tähendada tema langust. Siin on teile üks küsimus. Kui teil on laevastik ja teie vastasel pole mereväge, siis mida teete? Kui olete Venemaa, kaotate ikkagi. Pärast 4 aastat mereväe alandusi, Ukraina käe läbi pidi Venemaa arvama, et hullemaks enam minna ei saa. Venemaa eksis. See oli Ukraina jaoks suur öö. Venemaa varilaevastiku armaada on muudetud kõige naeruväärsemaks allveelaevade kogumikuks, mida ette võib kujutada. 10 laeva on läinud, öine laastav rünnak pühkis need minema. See polnud lihtsalt Ukrainalt surmav rünnak, vaid sõnum Putinile, mis ütleb talle, et ükski tema laev pole enam kunagi turvaline.
varilaevastik lahkub vestlusest, kuulutas Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Brovdi Telegrami postituses. See avaldati pärast laastavat Ukraina droonirünnakut, mis hävitas algselt 8 Venemaa varilaevastiku tankerlaeva. Ja siis hävitati veel 2 pealekauba. Õhu- ja merelahing 7. juuli ööl jõudis tööstusliku kalapüügi tasemele. 8 kütusega tankerigrupp, 1 kuivlastilaev ja 1 parvlaev, paljastas Brodli, lisades. Kütusepaagid on tõsiselt kahjustatud, põlevad. SBS-i vabadust armastavate Ukraina lindude õhust tulevad sanktsioonid on jõus. Ja just nii saime teada sellest, mis võib olla kõige muljetavaldavam mereväeoperatsioon, mille Ukraina on oma sõjas Venemaa vastu läbi viinud. Ukraina on riik, millel puudub traditsiooniline merevägi. Peale mõne patrull-laeva ja miinitõrjelaeva ei ole Ukrainal sõjalaevu, millega minna Venemaa laevastikuga vastamisi, kuid tal ei ole neid ka vaja. Nagu oleme nii palju kordi varem näinud, on Ukraina õhurünnakud teinud oma töö ning Venemaale on taas kord meelde tuletatud, et ei Mustmeri ega Aasovi meri ole ühelegi tema laevale turvalised. Milline meeldetuletus see oli? Siin on ülevaade. Iga kütusetanker, mida Ukraina droonid ründasid enne 7. juulit, on rahvusvaheliste sanktsioonide all. Iga ühel neist on umbes 7000 tonnine kandevõime. Need on ehitatud aastatel 2006 kuni 2016 ja on umbes 140 meetrit pikad. See ühtlus teeb Venemaa poolt ebaseadusliku nafta vedamiseks kasutatavad laevad Ukrainale lihtsasti märgatavaks. See näitab ka, et need ei ole hiiglaslikud tankerid, mis teevad rahvusvahelisi reise riikidesse, kes ostavad Venemaa naftat suurte allahindlustega. Neil on teine roll ja me räägime varsti, mis see täpselt on. Enne seda nimekiri. 8 tankerid, mille Ukraina hävitas, olid Sanar 1, Sanar 1-7, Venus 3, Teti, Klimena, Penelope, Aleksei Savrasov ja MS Ivan Tšermisinov. Brodski sõnul see teeb kokku 8 ja mõned tunnid pärast oma esialgset raportit ütles Brodski, et Ukraina lisas oma tankerite koguarvule veel 2, kokku 10. Kui lisada segusse parvlaev ja kuivlastilaev, mida Brodski oma esialgses postituses mainis, saad täpselt tosin Vene laeva, millest Ukraina mehitamata süsteemide väed on just allveelaevad teinud. See polnud mingi tavaline rünnak, see oli täpne, koordineeritud, surmav. Sõnum, mis on saadetud Putinile ja tema kaaslastele, et tankerid ja parvlaevad, mille ta on muutnud varilaevastiku alusteks, et sanktsioonidest mööda hiilida, on nüüd sihtmärgid iga kord, kui nad satuvad Ukraina droonide tegevusraadiusesse. See oli täielik Vene logistika hävitamine piirkonnas, kus Putinil on neid logistilisi ühendusi vaja, et need toimiksid võimalikult sujuvalt. Ja just need droonid ja nende operaatorid olid selle etenduse tõelised tähed. Ukraina strateegia oli geniaalne. Rünnakust avaldatud kaadrid näitavad ikka ja jälle sama asja. Truud läheneb tankerile, sihib laeva ja sukeldub siis alla, et plahvatada. Sageli näeme, et laevad, mida need droonid tabavad, on juba põlema süttinud. See ütleb meile, et Ukraina lasi valla parve. Siin ei piirdutud iga laeva puhul ühe drooniga. Ukraina ründas korduvalt, et hävitada tankerid, mis on Venemaa sõjamasinale eluliselt tähtsad. Aga see salvestis näitab meile veel midagi, nagu Defense Express oma Ukraina droonirünnakute kokkuvõttes avaldab. Igal droonil, mida Ukraina kasutas, oli konkreetne sihtmärk nende laevade peal, mida nad ründasid. Nad tabasid teki maju, mis on määratletud kui kõik kinnised ehitised, mis ulatuvad laeva ilmatekist kõrgemale. Teki majad asuvad lagedal ja sageli ümbritsetud mõlemalt poolt tasase tekiga, muutes need selgeteks sihtmärkideks ründamiseks. Miks see oluline on? Ajakirja Defense Express andmetel tähendab tankeri tekimajade sihtimine seda, et droonid püüdsid üheaegselt tabada iga laeva silda, masinaruumi ja naftapaake, mida nad veavad lastina. Ja see töötas. Me näeme seda liikidest, mis tõusevad paljudelt laevadelt, mis sattusid Ukraina droonide sihikule. Mis puudutab kasutatud droone, siis selle kohta on mõningaid spekulatsioone. Defense Express oletab, et Ukraina lasi FP2 droonid Venemaa varilaevastiku laevade pihta. Need droonid, mille on valmistanud Firepoint, on kindlasti selleks ülesandeks sobivad. Need droonid suudavad kanda 200 kilogrammist lasti ja nende lennuulatus on 370 kilomeetrit, mis tähendab, et nad võivad tabada laevu, mis asuvad keskmises ründeulatuses, eriti kui need lastakse välja Ukraina poolt Mustale merele saadetud alustelt. Me ei väida, et Ukraina kasutas seda lähenemist. Brodski pole midagi avaldanud selle kohta, kas FP2 oleks selleks ülesandeks sobiv. Siiski on ka spekulatsioone, et Ukraina võis kasutada midagi muud. Analüütik Denis Davidov juhib tähelepanu sellele, et rünnakute kaadrid, mida oleme näinud, viitavad sellele, et Ukraina ei kasutanud ei FP2 ega ka pikema tegevusraadiusega FP1. Need droonid võivad olla midagi muud.
Võib-olla kasutavad nad mingisugust masinnägemist, mis tähendab, et Ukrainal võivad olla autonoomsed droonid, mis lendavad üle Aasovi mere ja suudavad sihtmärke tabada minimaalse sekkumisega. See kõik on spekulatsioon, kuid väga reaalne on see, et 10 Vene naftatankerit põlevad koos 2 lisalaevaga. See tähendab, et Ukraina on hoiatuse teoks teinud, mille president Volodymyr Zelenski andis vaid paar päeva enne seda rünnakut. Ukraina merevägi koos teiste kaitse- ja julgeolekujõudude üksustega tegi seda, mida paljud pidasid võimatuks. Venemaa on kaotanud Musta mere ning alates Mao saare vabastamisest ja jätkates meie operatsioonidega Vene laevastiku, sadamate ja okupatsioonivägede vastu meie Krimmis. Me tõestame, et Musta mere ja Aasovi mere piirkonnad ei saa kindlasti olema Venemaa jaoks rahupaigaks, teatas UNN 4. juulil vahetult enne Ukraina mereväe päeva. Venemaa oleks pidanud kuulama. Ukraina tegi selle hoiatuse teoks vaid paar päeva hiljem. Olukord Aasovi merel on eskaleerunud. See on Putini jaoks juba piisavalt suur probleem. Kuid selle taga peitub veel üks probleem. Näete, asi pole ainult selles, mida Ukraina tabas, ega ka selles, et iga hävitatud tanker sõitis Aasovi merel. Just nimelt see, kus need rünnakud aset leidsid, paneb Putini värisema ja teatud osa Venemaa elanikkonnast otsima võimalikult kiiresti põgenemisteed. Aga enne kui me selleni jõuame, tuletan meelde, et te vaatate Sõjasaadet. Me tuume teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui soovite rohkem näha, vajutage tellimisnuppu ja pange märguanne tööle, et oleksite esimeste seas, kes meie uusi videoid näevad. Nii et me teame, et Ukraina laevade uputamise rünnakud toimusid Aasovi meres. Ukraina ei ole samuti ametlikult teatanud rünnakute täpset asukohta. Aga meil ei ole vaja, et see teabe tuleks Ukrainast. Kõige olulisem Ukraina laastava rünnaku juures on see, et iga tabatud tanker sai pihta umbes 15 kilomeetrit okupeeritud Krimmi linna Kertši kirde pool ja umbes 4 kilomeetri kaugusel Kroonineemest, mis asub otse okupeeritud Krimmi ranniku lähedal. Seda on kinnitanud NASA tulekahjude seireteenistus, mis tuvastas Ukraina poolt tabatud varilaevastiku laevadelt lähtuvad tugevad leegid. Lisatõendina toob Defense Express välja, et Euroopa Kosmoseagentuuri avalikud satelliidifotod, mis pärinevad 6. juulist, näitavad selles piirkonnas suurt laevade kogunemist. Ükski neist laevadest ei olnud mereseireteenustes nähtav, mis tähendab, et nende transponderid olid välja lülitatud. Need olid varilaevastiku laevad, kui üldse mingid laevad seda olid, ja nende asukoht on oluline lihtsal põhjusel. Kõik need asusid 20 kilomeetrise raadiusega piirkonnas Kertši silla lähedal, mis on ainus maismaa tee Krimmi sisse ja välja Vene okupantide jaoks. See, mida me just Ukrainas nägime, on hoiatus Krimmi okupantidele, et on aeg lahkuda ebaseaduslikult annekteeritud poolsaarelt. See on Ukraina sõnum okupantidele, et ta suudab tabada Kertši silda sama lihtsalt, nagu hävitada sihtmärke, mis asuvad vaid mõne kilomeetri kaugusel sellest sillast. Täna olid sihtmärgiks varilaevastiku laevad. Homme võib selleks olla sild ise. Ja kui see sild hävitatakse, ei saa 100 000 okupandid, kes on alates 2014 aastast Krimmi oma koduks teinud, poolsaarelt lahkuda. Nad jäävad lõksu ja Ukraina muudab nende elu põrguks. See on teine hoiatus, mille Ukraina on Kertši piirkonnas mõne nädala jooksul andnud. 21. juunil teatas Ukraina, et on hävitanud sihtmärke mõlemal pool Kertši silda. Samuti mitu parvlaeva silla ümbruses, mida Venemaa kasutas varustuse vedamiseks Krimmi. Lisaks parvlaevadele ründas Ukraina kütuse transiiditerminale ja sadamataristut mõlemal pool silda, andes sama sõnumi, et silda ennast võid igal ajal tabada, nagu juhtus 7. juulil. Venemaa õhutõrje ei suutnud seda rünnakut üldse peatada. Nägime me sama läbikukkumist 10 tankeri hävitamise ajal. Venemaa oleks pidanud suutma neid rünnakut peatada. Tal on õhuväebaasid okupeeritud Krimmis ja Venemaa Krasnodari krais, mis peaksid pakkuma kaitset laevadele, mida Ukraina jätkuvalt tabab Kertši väinas. Aga nad kas ei teinud piisavalt või ei teinud üldse midagi. Muide, samas piirkonnas, kus Ukraina on hävitanud 10 laeva, on veel 10 alust, mis on samuti oma transpondri välja lülitanud. Kui ebaseaduslikud Krimmi okupeerijad pole ikka veel sõnumist aru saanud, võib Ukraina selle neile uuesti kohale toimetada. La Küge Krimmist. See on hoiatus, mida on varemgi korduvalt antud. Juunikuu keskel andis Krimmi tatarlaste Medžlisse juht Refat Čubarov selle hoiatuse Ukraina nimel, öeldes: Sooviksin pöörduda eriti nende poole, kes asusid poolsaarele pärast 2014. aasta 27. veebruari. Teie viibimine Krimmis võltsitud Vene kinnisvaradokumentidega on igas mõttes ebaseaduslik, nii Ukraina seaduste kui ka rahvusvahelise õiguse järgi. Kuni Kertši sild veel töötab, on teil endiselt võimalus Krimmist lahkuda.
Varsti seda võimalust enam ei ole. Ja see väide ongi see, mis tegelikult loeb. Ukraina ei hävita mitte ainult varilaevastiku laevu. Ta teeb seda täpselt sellises kohas, mis näitab, kui lihtsalt ta võiks soovi korral Kertši silda tabada. Kui neid hoiatusi jätkuvalt eiratakse, võtab Ukraina kindad käest ja teeb okupantidele lahkumise võimatuks. Ja need okupandid ei taha, et see võimalus kaoks. Arvestades kogu seda asukoha infot, võime ametlikult öelda, et Ukraina 7. juuli droonirünnakud Venemaa tankerite vastu olid osa Krimmi isoleerimise strateegiast, mida Ukraina on viimastel kuudel suurepäraselt ellu viinud. Alates aprilli algusest on Ukraina saatnud laine järel keskmaa ründedroone, korraldades rünnakuid logistiliste arterite vastu, mis varustavad Krimmi. Poolsaarele viivad maanteed ja sillad on nüüd täis sadade varustusautode ja kütusetankerite põlenud jäänuseid. Sillad on Ukraina rünnakute all kokku varisenud ning isegi mereteedega varustamine on häiritud. Ukraina on raudteed hävitanud isoleerimiskampaania käigus, mille eesmärk on muuta Kertši sild ainsaks sisse- ja väljapääsuks Krimmi. Pea meeles, et see sild ei ole sugugi turvaline tee. Ukraina on seda varem mitu korda tabanud, mistõttu Venemaa loobus silla kaudu sõjaliste veoste transportimisest. See keeld seatakse nüüd kahtluse alla. Venemaal võib tekkida vajadus saata oma veokid taas üle Kertši silla, mis on viimane asi, mida ta teha tahab. See ongi Ukraina strateegia geniaalsus. See ei seisne ainult isoleerimises. See seisneb iga logistilise tee katkestamises, mis viib Venemaalt Krimmi, mis saadab poolsaarel asuvatele okupantidele sõnumi, et Putin ei suuda enam nende turvalisust tagada. Putin on juht, kes toetub oma jõulise mehe kuvandile. Ta on Venemaa suur kaitsja, kui uskuda Kremli propagandat. Aga see kuvand saab iga kord kahjustada, kui Ukraina droon tabab sihtmärki Krimmis või selle ümbruses. Ukrainal on nüüd Krimmi üle tugev kontroll ja okupandid tunnevad valu. Kütusepuudus levib kogu poolsaarel laialdaselt. Paljudel tanklatel pole kas üldse kütust või hoitakse seda tagasi, et varustada sõjaväge ja hädaabiteenistusi, jättes elanikud ja turistid Krimmis liikumisvõimaluseta. Elektrigeneraatorid võetakse kogu Krimmis rivist välja, mistõttu piirkondlikud kubernerid on välja kuulutanud eriolukorra. Isegi toit on probleemiks. Ukraina teatab, et paljudes Krimmi toidupoodides saavad põhitoiduained otsa ning see kõik on tingitud Ukraina jõhkrast logistilisest blokaadikampaaniast. Kui me vaatame Ukraina laevu purustavaid 7. juuli rünnakuid, siis me ei näe ainult hävitavat lööki Venemaa varilaevastikule. Me näeme strateegia eskaleerumist, mis oli juba käigus, koos hoiatusega Kertši silla kohta. Need väiksemad laevad toimetasid tõenäoliselt kütust Krimmi. Nad ei tee seda enam. Need põlevad. Ja nagu selleks, et asja veelgi selgemaks teha, pole Aasovi meres tabatud tankerid ja kaubalaevad ainsad sihtmärgid, mida Ukraina on rünnanud. Kuusulil teatas ajaleht The Moscow Times, et öine rünnak Krimmi vastu põhjustas piirkondlikke elektrikatkestusi, kuna võimud pidid pärast veelgi enamate alajaamade hävitamist elektrit ümber suunama. See on lakkamatu hävitustöö. Ja olukord läheb ainult hullemaks, kui üha rohkem Krimmi kaitserajatisi laguneb ja Ukraina droonid muutuvad võimsamaks. Muidugi ei saa me eirata Ukraina 7. juuli rünnakute teist külge. Nimelt seda, et need andsid Venemaa varilaevastikule tugeva hoobi. See laevastik on Ukrainale tohutuks probleemiks. Venemaa on selle laevastiku loonud sanktsioonidest mööda hiilimiseks. See koosneb sageli vanadest tankeritest, mis üritavad märkamatult liikuda, võimaldades Venemaal oma naftat müüa hoolimata rasketest sanktsioonidest. Me mainisime, et kõik laevad, mida Ukraina ründas, olid oma transponderid välja lülitanud. See on vaid üks paljudest trikkidest, mille hulka kuulub ka teiste riikide lippude all sõitmine. Just nii tegutsevad varilaevastiku alused, et teha seda, mida Putin neilt vajab. Ja need trikid on töötanud. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse andmetel koosnes varilaevastik 2025 aasta lõpuks vähemalt 591 laevast, sealhulgas abilaevadest. Ja see teenis Venemaale aastas tulu vahemikus 87–100 miljardit dollarit. See laevastik on Venemaa sõja eluliin. Ja just sellepärast ütleb Ukraina, et rünnakud, mille Ukraina 7. juulil korraldas, olid täiesti õigustatud. Ukrainoi asepeaminister Aleksei Kuleba on selle seisukoha juba esitanud kirjas, mille ta saatis rahvusvahelisele mereorganisatsioonile pärast seda, kui Venemaa süüdistas Ukrainat terrorirünnakute korraldamises Venemaa kaubalaevade vastu. Varilaevastik on Vene Föderatsiooni eelarvetulude teenimisel ja sõjategevuse jätkumisel ülioluline, väidab Kuleba, muutes iga sanktsioonide all oleva laeva, mida Ukraina ründab, õigustatud sihtmärgiks. Lisaks sellele on Putin viimane inimene, kes võiks kaubalaevandusest rääkida. Venemaa on juba rünnanud 59 seaduslikku Ukraina kaubalaeva. Seega peaks Putin lõpetama hädaldamise selle üle,
et Ukraina hävitab sanktsioonide all olevaid laevu, mis teenivad Venemaa sõjamasinat. Kas Ukraina 7. juuli rünnak teeb varilaevastikule suure löögi? Ei. Need olid võib-olla rohkem seotud Krimmi hoiatusega kui sellega, et püüda Venemaalt võtta miljardeid dollareid naftamüügis. Ukraina ründas väiksemaid naftatankereid, kuigi neid oleks siiski saanud kasutada nafta vedamiseks Mustalt merelt ja Aasovi merelt Krimmi piirkonnast väljapoole asuvatesse sadamatesse, kus nafta oleks saanud ümber laadida suurematele laevadele. Nii et varilaevastik sai siiski teatava hoobi. Aga mis siin tõesti oluline on see, et Ukraina on andnud Venemaa kütusele järjekordse löögi. See ongi Ukraina kogu eesmärk. Muuta iga Venemaa. Katse transportida naftat või kütust suureks riskiks, olenemata sellest, kuhu need tooted lähevad. Ja kui sa ühendad need laevade rünnakud Ukraina pidevate rünnakutega Venemaa naftatöötlemistehaste vastu, saad nafta hävitamise strateegia, mis on aastal 2026 selgelt välja kujunenud. Aasta keskpaigaks oli Ukraina juba sooritanud peaaegu 200 rünnakut Venemaa rafineerimistehaste vastu. Kõige muljetavaldavam neist rünnakutest toimus vaid päev enne laevade ründamist Aasovi merel, kui Ukraina droonid lendasid rekordilise rünnaku käigus kuni 3000 kilomeetrit, rünnates Siberis asuvat Omski rafineerimistehast. See on mitmetahuline kampaania Venemaa nafta ja kütuse vastu ning kütusepuudus Krimmis näitab, et see töötab. Mis puudutab Putinit, siis ta põgeneb hirmunult, sõna otseses mõttes. Vaid mõned päevad enne seda, kui tosin Vene laeva põles Aasovi merel, tuli uudis, et Putini mitme miljoni dollariline superjaht oli põgenenud Arktika vetesse, varustatud droonivastaste võrkudega, et meeleheitlikult peatada just neid relvi, mis on äsja uputanud nii palju Venemaa kütusetankereid. Kui see ei iseloomusta Venemaa suurt kaitsjat, siis ei tee seda miski. Kui Krimm seisab silmitsi suurima ohuga alates sellest, kui Venemaa annekteeris poolsaare ebaseaduslikult. 2014 aastal on Putin palju rohkem mures sellepärast, et Ukraina võib sihikule võtta tema luksusliku jahi. Seda lõbusõidulaeva saadab praegu Vene hävitaja ning pääste- ja patrullilaev, teatab Telegraph. Me küsiksime, miks Aasovi meres olevatel tankeritel ei olnud samasugust kaitset, kuid me teame sellele juba vastust. Ukraina on muutud Musta mere laevastiku kasutuks, mis on üks põhjusi, miks 7. juuli rünnak üldse võimalikuks sai. Nii et Putin peidab end punkrites, samal ajal kui tema jaht põgeneb Venemaalt. See on teie kaitsja, Krimmi okupandid, nii et ütleme seda veel kord Ukraina eest. Lahkuge Krimmist, kuni teil veel võimalus on. Mõned okupandid on juba sõnumist aru saanud ja võtavad seda väga tõsiselt. Oota, kas me ütlesime mõned? Pigem tuhandeid. Just nii palju okupante nähti üritamas Krimmist põgeneda mööda seda sama silda, mille Ukraina on muutnud poolsaare ainsaks sisse- ja väljapääsuks. Venemaa kütusekriis on kestnud juba 6 aega ja asjad hakkavad käest ära minema. See, mis algas puudujääkidena Krimmis, on nüüd levinud peaaegu kõigisse Venemaa 83 piirkonda. Need piirkonnad on põlvili surutud. Tanklad on tühjad, inimesed on vihased ja Ukraina lakkamatu kampaania Venemaa nafta vastu on nüüd nii ulatuslik, et see põhjustab vägivalda üle kogu Venemaa. Aga see pole veel kõik. Venemaal saab kütus otsa, kuid kaasas kantavate tualettide tootjad paistavad varsti varanduse teenivat. Jää meiega ja me selgitame, miks. Aga kõigepealt suured uudised. 6. juuli artiklis selgitab CNN, mis praegu kogu Venemaal toimub. Peaaegu kõiki Venemaa 83 piirkonnast vaevavad nüüd bensiinipuudus või vähemalt kütusevarustuse häired, kuna Ukraina laastav kampaania Venemaa naftarafineerimistehaste vastu jätkub. Need rafineerimistehased vastutavad toornafta muutmise eest bensiiniks, diislikütuseks, lennukikütuseks ja paljudeks muudeks toodeteks, kuid Ukraina ei lõpeta nende ründamist. Ainuüksi juunis korraldas Ukraina 11 kaugmaaraku rünnakut Venemaa rafineerimistehaste vastu, kus droonid lendasid kuni 2000 kilomeetri kaugusele Venemaale, jättes kütuse põlema ja olulised rafineerimisseadmed puruks. See hävitav kuu järgneb terve aasta kestnud pidevatele ja korduvatele rünnakutele ning Venemaa tunneb nüüd selle valu. See, mis algas Krimmis kütusepuudusena, mille põhjustasid nii rafineerimistehaste rünnakud kui ka logistiline blokaadikampaania, mille käigus Ukraina on okupeeritud aladel hävitanud sadu kütuseautosid, on muutunud Venemaa jaoks üleriigiliseks kriisiks. On välja kuulutatud eriolukorrad. Mõnes piirkonnas kehtivad kütusekeelud kõigile peale sõjaväe ja päästeteenistuse töötajate. Kogu Venemaa 11 ajavööndis pole kedagi, keda ei mõjutaks puudus sellest ühest asjast, millest Venemaa sõltub oma sõja jätkamiseks. Selle probleemi tohutu ulatus on Venemaa jaoks katastroof.
Ja see põhjustab hulgaliselt probleeme, mis ulatuvad kaugemale sellest, et venelased ei saa oma paake täis tankida. CNN-i järeldused põhinevad piirkondlike linnapeade ja kuberneride avalduste analüüsil ning meediaraportite läbivaatamisel. Väljaanne on leidnud, et enam kui 50 Venemaa piirkonda teatavad ametlikult, et neil on raskusi kütusevarudega. Kuidas siis jõudis CNN peaaegu 83-ni? Teistest piirkondadest on mitteametlikke teateid, et puudujäägid mõjutavad ka neid. Ainult linnapead ja kubernerid tüüavad kõike vaka all hoida. Väga venelik. Teeseldakse, et probleemi pole, samal ajal kui järjekorrad kasvavad ja kriis süveneb. Venemaa on praegu täiesti tühjaks jooksmas ja probleem läheb aja möödudes ainult hullemaks, sest üha rohkem Ukraina droone tabab oma sihtmärki. Saratoga fondi andmetel teatas Ukraina kindralstaap juuli alguses, et nende pidev droonikampaania on rivist välja löönud 42% Venemaa rafineerimisvõimsusest. See omakorda on väljaande sõnul toonud Venemaale alates 2025. aasta augustist kaasa 13,5 miljardi dollari suurused kaotused. Kusjuures need kahjud on tõenäoliselt seotud sellega, et Venemaa ei saa kütusetooteid eksportida, sest need põlevad rafineerimistehastes. Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskus ehk CEPA maalib Venemaa jaoks veidi parema pildi, kuigi see on endiselt kaugel heast. See ütleb, et Venemaa rafineerimisvõimsus on 28% väiksem kui varasematel aastatel, kuid need numbrid vähenevad iga kuuga. Märtsi lõpuks oli Venemaa rafineeritud naftatoodang umbes 5,2 miljonit barrelit, ütleb CEPA. Aprilliks oli see number langenud 13% võrra. Kuus toodeti 700 000 barrelit vähem. Praegu lisab CEPA, et Venemaa rafineerimistehased lihtsalt ei tooda piisavalt kütust, et nõudlust rahuldada. See nõudlus saavutab haripunkti suvel, kui Venemaal on vaja oma elanike varustamiseks 110 000 tonni bensiini päevas. Venemaa ei tooda nii palju. See jääb 85 000 tonni juurde, mis tähendab 25 000 tonnist puudujääki. See aitab palju selgitada kriisi, mis praegu kogu Venemaal levib. Venemaal toimuv on nii hull, et Vladimir Putin on olnud sunnitud tegema midagi, mida ta kunagi ei tee. Tunnistama, et on probleem. Juunikuu lõpus, kui järjekorrad tanklates kasvasid ja venelased üle kogu riigi nägid oma rafineerimistehaseid põlemas, tunnistas Vladimir Putin, et vene rahvas võib tõepoolest mõningate probleemidega silmitsi seista. Te olete hästi teadlikud, et probleemid püsivad nii autojuhtide kui ka ettevõtete jaoks, ütles Vladimir Putin lisades. Kahjuks on tanklates endiselt järjekorrad ja sobiva bensiinisordi leidmine ei ole alati lihtne. Venemaa juht tunnistas isegi, et Krimmis oli alles vaid mõne päeva jagu varusid ja et Ukraina droonirünnakud tekitasid ilmselgelt probleeme. Enamikus teistes riikides oleks selline probleemi tunnistamine ootuspärane. Liidrid peaksid näitama, et nad on valmis probleemidega silmitsi seisma. Aga Venemaal, kus Vladimir Putin õitseb, hoides oma rahvast teadmatuses, näitab igasugune probleemide tunnistamine Kremlis kõrgeimal tasemel, et Venemaa kütusepuudus pole sugugi tühine asi. See on tõeline kriis. Ja isegi kui Vladimir Putin väidab, et lahenduste kallal töötatakse, teab ta tegelikult, et praeguses olukorras ei saada Ukrainat eriti peatada. Aga oota korraks, sa võid mõelda, kas Venemaal polnud 2025 aastal ka kütusekriisi? Venemaa suutis sellest toona taastuda, nii et mis teeb 2026 aasta kriisi nii tõsiseks? Tõsiasi, et üldse on olemas 2026 aasta kriis, on Venemaa jaoks üks suurimaid probleeme. See, mis juhtus. 2025 aastal polnud ühekordne juhtum. See on korduv strateegia, mida Ukraina saab kasutada selleks, et tuua Putini alustatud sõda tagasi Venemaa rahva juurde, ilma et peaks kasutama Putini meetodeid, sooritades sõjakuritegusid tsiviilisikute vastu, raketi- ja droonirünnakutega, mis sihivad inimesi, mitte kütust. Tõsiasi, et see juhtub taas, on venelastele märk sellest, et Putin ei suutnud üldse lahendada neid probleeme, mis viisid 2025 aasta kriisini. Suur kaitsja. Pigem saamatu läbikukkumine. Kuid lisaks sellele on 2025 aasta kütusepuudusel ja 2026 aastal toimuval mõned suured erinevused. Nagu Sõjauuringute Instituut ehk ISW märgib, oli 2025 aasta puudus sarnane 2026 aastaga, kuid palju vähem tõsine. See kriis mõjutas vähemalt 57 Venemaa 83 piirkonnast, mitte praktiliselt kõiki. Kuigi see paljastas Venemaa õhutõrje saamatuse Ukraina droonidega toimetulekul. Siin näeme mustrit, kus Putin alahindab Ukraina võimekust ja ülehindab Venemaa suutlikkust end kaitsta, mis teeb 2026 aasta kriisist näite sellest, kuidas Vene juhi liigne enesekindlus talle endale kätte maksab.
Veel üks erinevus 2025 ja 2026 aasta vahel seisneb Ukraina lähenemise ulatuses ja püsivuses. Mõlemad on sel aastal võrreldes eelmisega tugevnenud, mistõttu näeme kriisi levimas laiemalt kui kunagi varem. Sumit Italia, kes on Kepleri rafineerimispakkumise ja modelleerimise juhtanalüütik, selgitas seda erinevust CNN-ile ning tõi ka välja, et Venemaal on probleem kahjustatud rafineerimisseadmete parandamisega. Ukraina on selles võidujooksus ees. Droonirünnakud toimuvad nii sageli, et Venemaa ei jõua kahjustatud seadmeid enne järgmiste droonide saabumist töökorda seada, mis tekitab kumulatiivse efekti, kus iga rünnak tugineb eelmise õnnestumisele. Sanktsioonid muudavad Venemaal ülioluliste varuosade hankimise samuti raskemaks, mis tähendab, et seadmete parandamine, mis varem võttis aega vaid päevi, võib nüüd võtta nädalaid või isegi kuid. Kõik see toimub vastavalt Ukraina hoolikalt koostatud plaanile. Nafta töötlemistehaste ründamine on suurepärane viis võtta Venemaalt miljardeid dollareid maksutulu, mida ta muidu oleks kasutanud sõja jaoks. Kuid veelgi enam, iga kord, kui rafineerimistehast tabatakse ja kütusepuudus süveneb, paneb Ukraina proovile Vene rahva meelekindluse. Iga piirang või keeld, mis kehtestatakse kütuseostudele, on justkui nõelatorge kogu Vene rahva külje sisse. Kui järjekorrad pikenevad, kasvab ka ärevus. Kuni 18 tundi kütusejärjekorras istumine ja seejärel paagi täitmiseks vajaliku kütuse saamata jäämine ajab igaühe närviliseks. Kui selline olukord tekib üle kogu Venemaa, on tulemuseks püssirohutünn. See tünn on juba plahatamise äärel. Vägivald puhkeb juba üle kogu Venemaa ja lahendused, mida Venemaa välja pakub, on kõik üsna kehvad. Ühel juhul lausa sõna otseses mõttes. Aga enne kui me sellesse kõigesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Seda on veel palju rohkem, nii et kindlasti tellige meie kanal ja vajutage teavituste kellukest, kui leiate meie kanalist väärtust. Me ütlesime, et inimesed muutuvad Venemaa bensiinijaamades ärritunuks. See võib olla isegi tagasihoidlikult öeldud. Kaklused ja tülid puhkevad üle kogu Venemaa, kuna tsiviilisikud murduvad surve all, mida Ukraina tekitab tanklates. Medusa kirjutab mitmest sellisest juhtumist. Irkutskis kirjutab väljaanne mehest nimega Vladimir Butojev, kes sõitis bensiinijaama ja trügis järjekorra etteotsa. Bensiinijaamas olnud politseinik ei leppinud sellega. Relv tõmmati välja. Butojev arreteeriti ja nüüd seisab ta silmitsi kriminaalsüüdistustega, kuna väidetavalt muutus ta arreteerimisel politseinike suhtes vägivaldseks. Näiteid on veel palju. Peterburis oleks 2 elaniku vaheline tüli peaaegu lõppenud surmaga. Üks elanik sõitis vaba tankuri juurde, kuid teine ütles talle, et ta peab lahkuma. Teine mees, taksojuht nimega Artuš Muradiev, vaidles edasi, kuni esimene juht tõmbas välja püstoli. Et mitte alla jääda, läks Muradiev oma takso juurde, haaras noa ja ründas teist, nimetamata juhti. Korduvalt kuuleme teateid sarnastest juhtumitest üle kogu Venemaa. Iževskis teatati, et üks juht tiris teise autojuhi tema autost välja. Tšeboksaris pritsiti mootorratturile näkku pipragaasi pärast järjekorra vahele trügimist ning üks naine rünnati pärast vaidlust. Tatarstanis puhkes mitme inimese kaklus bensiinijaamas piirkonna piiri lähedal Baškortostaniga. Korduvalt näeme, kuidas frustratsioon ja viha üle keevad ja need on vaid mõned paljudest näidetest. Sotsiaalmeedias jagatakse isegi videoid, kus tekivad tülid ja puhkeb vägivald. Käi persse, ma löön su näo sisse, karjus üks naine ägeda vaidluse käigus bensiinijaama järjekorras, kui venelased pöörduvad üksteise vastu. Kõik tänu Ukraina geniaalsele naftatöötlemistehaste vastasele strateegiale. Ja on raske süüdistada närvilisi vene inimesi nende reaktsioonides. On teateid inimestest, kes sõidavad kütuseotsingul ringi lausa mitu päeva järjest ning on tekkinud isegi ise tehtud rakendused, mis väidetavalt juhatavad inimesi bensiinijaamadesse, kus veel kütust leida. Kujuta ette, et kasutad üht neist rakendustest, saad teada, et lähim kütust omav jaam asub 10 miilide kaugusel. Jõuad kohale, ootad tundide pikkuses järjekorras, ainult selleks, et pumba juurde jõudes avastada, et kütus on otsas. Sa läheksid närvi ja praegu lähevad inimesed närvi üle kogu Venemaa. See sama palju kui raha teeb Putinit murelikuks, sest rahvaviha on tavaliselt miski, mida tema loodud politseiriik suudab kontrollida. Aga nii laiendas probleemi pole lihtne maha suruda, kuigi Venemaa üritab seda teha. Mitmeid lahendusi rakendatakse Venemaa kütusekriisi lahendamiseks ning mõned neist on veidi ebatavalisemad kui teised. Mõned lahendused on sellised, mida võiks oodata Venemaalt, kui ta seisab silmitsi nii ulatusliku kütusekriisiga. Siipa teatab, et Venemaa on juba hakanud oma autojuhtidele müüma madalama kvaliteediga kütust, mis oli samm, mida tehti juba 2025. aasta augustis selle aasta kriisi haripunktis.
Rafineerimistehastel on nüüd lubatud toota Euro 3 bensiini ja isegi müüa seda kõrgema Euro 5 märgise all. Selle madalama kvaliteediga kütuse väävlisisaldus on 15 korda kõrgem kui varem lubatud tase. Kõrgem väävlisisaldus kütuses põhjustab rohkem vääveldioksiidi teket, mis kulutab mootoreid ja aitab kaasa õhusaastele, mis põhjustab happevihma. Väga hea lahendus siis. Las venelased rikuvad autod, mida nad vaevu käigus hoiavad, ja siis veel suurendada võimalust, et nad kannatavad happevihma all, mis hävitab metsi ja veevarusid. Teised lahendused on mõeldud selleks, et hoida võimalikult palju Venemaal toodetud kütust riigis sees. Bensiini eksport on keelatud vähemalt juuli lõpuni. Tõenäoliselt pikendatakse seda keeldu, kui just Venemaa ei suuda kuidagi imekombel rohkem bensiini toota, hoolimata sellest, et nende rafineerimistehased põlevad. Venemaa on samuti keelanud lennukikütuse ekspordi kuni novembri lõpuni, kuna neil on raskusi nii sõjalise kui ka kommertslennunduse töös hoidmisega. Ja The Moscow Timesi andmetel kaalub Kreml ka diislikütuse ekspordi keeldu, mis teeks Ukraina jaoks kolmiku täis. Kõiki peamisi kütuseid, mida Venemaa toodab, ei saa enam müüa. Siin näeme kompromissi. Ekspordikeelud hoiavad vähemalt kütuse Venemaal sees, mis võib leevendada puudust. Aga see tähendab ka seda, et tootjad ei saa müüa välismaale, mistõttu Venemaa kaotab miljardeid dollareid maksutulu ekspordist, mida enam ei toimu. Hädast tuleb kasutada äärmuslikke meetmeid. Ja me kõik teame, et kui Putin ja tema kaaslased satuvad meeleheitesse, teevad nad alati üht asja. Nad valetavad. 30. juuni artiklis teatas Pravda, et Venemaalt tsenseeritakse nüüd kütuse hindu. See tähendab, et mõnikord ei tea inimesed, kui palju nad kütuse eest maksma peavad, enne kui nad tanklasse jõuavad. Täpsemalt on Kreml keelanud Venemaa juhtival statistikaagentuuril Rostatil avaldada oma regulaarseid bülletääne bensiini ja diislikütuse tarbijahindade kohta. See bülletään sisaldab kütuse hindu, mis on jaotatud kvaliteediklassi, regiooni ja 1800 tankla lõikes üle 280 linna. Vähemalt varem see nii oli. Nüüd enam mitte, sest Kreml püüab varjata ilmset inflatsiooni, mis kütusehindadega toimub, kuna pakkumine ei suuda enam nõudlust rahuldada. Nii et veel üks valupunkt Vene rahvale. Oodad tunde, lähed tülli ja siis saad teada, et sul pole isegi piisavat rublasid, et osta kütust koju tagasi sõitmiseks. Kui Putini eesmärk Ukraina sõjas oli tuua Nõukogude Liidu hiilgus tagasi Venemaale, siis teeb ta seda väga kummalisel viisil. Kõik see näitab meile, et Venemaa võimalused oma kütusekriisiga toime tulla muutuvad järjest piiratumaks. Kõik loogilised lahendused on juba kasutusele võetud ja valetamine on juba alanud. See jätab alles veidramad lahendused ja me andsime teile vihje, mis need olla võivad video alguses. Kas sa mäletad? Ütlesime sulle, et kaasaskantavate tualettide müüjad hakkavad selle kütusekriisi tõttu raha kokku ajama. Huvitav XI postitus annab meile aimu, mida venelased on sunnitud tegema, kui nad veedavad tunde kütuse järjekordades. Krimmis asuvas Kertsis tehtud fotol on näha inimest, kes kükitab tee ääres muldkehal. Ma arvan, et sa võid aimata, mida see inimene teeb. Ta kergendab end, sest on sunnitud nii kaua ootama, et häda muutus lausa välja kannatamatuks. Kertsist kuni sillani on tee ääret täis pissi ja sitta, kuulutab ekspostitus, millele reageeris isegi Ukraina armee meedia, öeldes, et venelaste jaoks on see täiesti normaalne käitumine. Olgugi see nii või mitte, foto paljastab probleemi. Kui inimesed peavad kütuse järjekorras ootama kuni 18 tundi, siis satub tee äärde paratamatult palju pissi ja sitta. Irkutskis, mida te ehk mäletate kui ühe varasema vägivaldse vahejuhtumi toimumispaika, on kohalik linnapea välja pakkunud uudse lahenduse. Osta kaasaskantavad tualetid, mis paigaldatakse tanklatesse ja tee äärde neile, kes on sunnitud järjekorras ootama. Kaasaskantavate tualettide tootjad hõõruvad rõõmust käsi. Niile on ootamatu tulu tulemas, sest me kujutame ette, et see järjekorra probleemi lahendus muutub laiemalt levinuks ka teistes Venemaa piirkondades. Me ütleme lahendus, aga tegelikult see nii ei ole. Kaasaskantavad tualetid on lihtsalt sümbol sellest, et Kreml ootab, et Vene rahvas lepiks olukorraga ja taluks fakti, et riik, mis on tuntud oma kütuse tootmise poolest, on kütusest otsa saanud. Ja see viib meid järgmise küsimuseni. Mis saab edasi? Ukraina ei kavatse oma rafineerimistehaste ja kütuseautode rünnakuid aeglustada. Miks ta peakski? Mõju on tunda üle kogu Venemaa ja Ukrainal on kuldne võimalus seda kütusekriisi veelgi süvendada, et avaldada Putinile suuremat survet. Edu sünnitab edu. See on lausa õppetund selles, kuidas Vene rahvast ilma neid tapmata karjatada. Putini jaoks on veelgi murettekitavam kütusetanklates valitsev viha. Ta jälgib seda ja me näeme tuhandeid inimesi, kes on äärel. Närvid on pingul ja inimesed on raevus,
mis on ohtlik kombinatsioon autoritaarse juhi jaoks. Kas mäss Putini vastu võiks olla võimalik? Raske on öelda, sest Putinil on komme proteste karmilt maha suruda, kuid pole kahtlustki, et kõik ülestõusuks vajalikud tingimused on olemas. Küsitlused näitavad, kui rahulolematu on keskmine venelane Putini juhtimisega. CNN teatab, et vaid 27% venelastest usub, et riigi majandus paraneb. See ütleb meile, et umbes 3/4 venelastest pöörab tegelikult tähelepanu ja näeb, et nad on Putini tekitatud rahalises augus. The Moscow Timesi andmetel langes 3. juulil Putini tööalane heakskiit 70,4%-lt 66,9%-le ning nende inimeste arv, kes aktiivselt ütlevad, et ei kiida Putini presidendi ametipidamist heaks, tõusis 21,3%-ni. Need numbrid näivad olevat sellised, mida iga teine maailma liider endale sooviks. Siiski pärinevad need protsendid riiklikult juhitud VTSI-OMi küsitlusfirmalt, mis tähendab, et neid on nii palju, kui võimalik kohendatud, et Putini ego silitada. Lisaks on see Venemaa, kus neid, kes oma juhi üle kaebavad, ootab vangla või aknast alla kukkumine. Tõsiasi, et nii paljud on valmis oma viha väljendama, annab aimu Venemaa rahva tegelikest tunnetest. Kütusekriis ainult suurendab seda rahulolematust. Putinis viimane vastus probleemile on olnud nõuda, et Venemaa tootjad toodaksid rohkem õhutõrjesüsteeme ja rakette, et võidelda Ukraina droonidega. Venemaal on neid kaitsevahendeid vaja, hoolimata Putini väidetest, et kõik rünnakud, ükskõik kus need meie taristut tabavad, ei mõjuta absoluutselt olukorda rindel ehk kokkupuutejoonel. Olgu, nii et Venemaal läheb Ukrainas nii halvasti lihtsalt tänu Putini saamatu juhtimisele. Sain aru. See on muidugi täielik jama ja on hämmastav, et Putin kuidagi ootab, et rohkem õhukaitsevahendeid ilmuks riigis, mida koormavad sanktsioonid ja mis Ukraa uudiste andmetel on oma kaitsetööstuses jõudnud tootmise tupikusse. Siiski on käsk antud. Ukrainat see ei huvita. Ukraina suutis tabada rafineerimistehaseid 2024 ja 2025 aastal, kui Venemaal oli rohkem õhukaitset. 2026 aastal tabab ta neid veelgi tugevamalt ja aasta jooksul muutuvad need löögid veelgi tugevamaks. Järjekorrad muutuvad pikkemaks, vägivald levib, viha kasvab ja Putin on sunnitud tunnistama tõsiasja, et ta kaotab nii rängalt, et kaasaskantavate tualettide tootmine on Venemaal peagi üks edukamaid äriideid. Putin arvas, et suudab Ukrainat hirmutada. Droonirünnak Kiievi vastu purustas kultuurimälestise ja tappis veelgi rohkem tsiviilisikuid. Kahjuks pole selline asi Ukraina sõjas midagi uut. Aga Ukraina ei kavatsenud seda niisama taluda. Vastuseks tuli välgrünnak. Kohene, jõhker ja kestis mitu päeva. Ukraina droonid ründasid Venemaad, Krimmi ja okupeeritud alasid. Putin tahab tappa tsiviilisikuid, kuid Ukraina keskendub strateegiliste sihtmärkide hävitamisele, mis aitavad sõja võita, ning nende rünnak pani Venemaa leekidesse. Ukraina on viimastel nädalatel olnud sunnitud taluma liiga palju Venemaa drooni- ja raketirünnakuid. Mõnede allikate kohaselt tulistas Venemaa ainuüksi nädalal enne 3. juulit Ukraina pihta 1371 raketti ja drooni, mis oli üks suurimaid rünnakunädalaid seni. See rünnakulaine järgnes mõnele nädalale, mil Venemaa oli veidi tempot aeglustanud ning kuulujuttude kohaselt hoidis ta end tagasi, et korraldada ühel nädalal palju suurem rünnakulaine. See nädal saabuski. 1. juuli ööl vastu 2. juulit tabas Venemaa Kiievit tugevalt. 496 kaugmaadrooniga ja 74 raketiga rünnati 28 objekti Ukraina pealinnas. Rünnak oli laastav. Vähemalt 30 inimest sai surma ja üle 90 inimese sai vigastada. See ajendas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit kordama oma üleskutseid Ukraina liitlastele anda lubatud Patriot-raketid, et Ukraina saaks Venemaa raketid peatada. Zelenskil on õigus. See 1. juuli rünnak Kiievile tuli pärast veel üht rünnakut pool kuud varem, mis oli Ukrainale laastav. Kiievi ja teiste Ukraina piirkondade rünnakus hukkus vähemalt 11 inimest, neist 4 Ukraina pealinnas. Kuid lisaks hävitati ka kultuurikeskus, mis näitab Putini hoolimatut suhtumist riiki, mida ta jätkuvalt rünnakutega tabab. 11. sajandi Tormišani katedraal, mis on osa Kiievi Pečerski lavrast, sattus tule alla. UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv ja paljudele Kiievi elanikele palvepaigaks olev katedraal jäi pärast kogu Ukrainat tabanud rünnakut, milles kasutati 611 drooni ja 70 raketti, ühelt küljelt suure auguga ning selle katusel olid nähtavad leegid. See on Putini strateegia. Tappa tsiviilisikuid üle kogu Ukraina hirmuäratavate drooni- ja raketirünnakutega. Venemaad ei huvita täpsus.
sõjaliste sihtmärkide tabamine on lihtsalt boonus. Kõik, mida Putin tahab teha, on tekitada kaost tsiviilelanike seas, sõjas, mille ta ise alustas. Need 2 jõhkrat rünnakut ei saanud jääda vastuseta. Ukraina teadis seda. Ja vastuseks sellele on Ukraina alustanud mitmepäevast rünnakut, et kätte maksta nii nendele 2 Kiievile suunatud löögile, kui ka ülejäänud Ukraina vastu suunatud rünnakutele, mida Venemaa jätkuvalt korraldab. Naftatöötlemistehased, sõjaline infrastruktuur, annekteeritud Krimm ja okupeeritud alad, kõik põlevad pärast mitmepäevaseid kaugmaa rünnakuid, millega Ukraina saatis Putini suunas selge sõnumi. Teie ründate tsiviilisikuid, meie hävitame strateegilisi sihtmärke. Alustame naftatöötlemistehastest. Just seal teeb Ukraina sõjakäiku kõige enam mõjutavat kahju. Vaid vähem kui 2 nädalat pärast Venemaa jõhkrat rünnakut Kiievi ja selle katedraali vastu lasi Ukraina droonid Slavjanski ja Jaroslavli naftatöötlemistehaste pihta. Mõlemal juhul tõi Ukraina esile oma kaugmaa võimekuse. Esimene neist rafineerimistehastest asub Ukrainast 300 kilomeetri kaugusel, teine aga 700 kilomeetri kaugusel. Slavjanskis puhkes rafineerimistehases suur tulekahju ning droonide rusud põhjustasid kahju ka mõnele hoonele. Jaroslavlis suleti linna sisse- ja väljapääsuteed, kui Ukraina droonid oma jälje jätsid. Ja see polnud veel kõik. 1. juulil sihtisid Ukraina droonid Ufa naftarafineerimistehast juba 2 korda nädala jooksul. See rafineerimistehas asub umbes 1300 kilomeetri kaugusel Ukrainast, teatas Zelenski X-i postituses. Ning rünnak tegi seda, mida Ukraina droonid kõige paremini oskavad. Põhjustas suure tulekahju kergesti süttivate materjalidega täidetud rajatises. Selle rünnakuga hävitas Ukraina ühe Venemaa suurima määrdaine tootja, mille toodangut kasutatakse paljudes relvades ja sõidukites, mida Putin rindele saadab. Kuid Ukraina ei olnud sellega veel lõpetanud. Venemaa teine rünnak Kiievile toimus samal päeval, kui Ufa oli 2 korda sihtmärgiks ning kättemaks oli omal kohal. Sihtmärgiks valiti Kostovo naftatöötlemistehas Nižni Novgorodis. 2. juulil tabas Ukraina seda rafineerimistehast nii tugevalt, et kahjustada sai tehase peamine AVT6 toornafta esmase destilleerimise seade. See üks seade moodustab 53% rafineerimistehase töötlemisvõimsusest, mis töötleb 15 miljonit tonni toornaftat. See on nüüd rivist väljas, koos AVT5 seadmega, mis vastutas veel 25% Kostovo tehase töötlemisvõimsusest. Kostovo on suletud. Võib minna nädalaid, enne kui Venemaa suudab selle taas tööle saada. Ja see ongi see probleem, mida Putin praegu kindlasti ei vaja. Tema julm rünnak Ukraina tsiviilisikute vastu Kiievis on traagiline ja selge sõjakuritegu. Aga Ukraina vastab sellele, keskendudes oma eesmärgile. Võttes sihikule Vene nafta, teab Ukraina, et ta suudab kurnata Vene sõjamasinat, piirata rahavoolu Kremli kassasse ja anda Venemaa rahvale pidevalt märku, et nende presidendi alustatud sõda pole sugugi läbi. Seda kõike ilma inimesi otseselt ründamata. Vene naftatöötlemine on hävinguväli. 3 rünnakut, millest oleme seni teatanud, on alles algus. 6. juuli raportis esitas Newsky huvitavaid numbreid. Selles teatatakse, et Ukraina on 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul korraldanud 194 rünnakut Venemaa naftarafineerimistehaste vastu, mis on 11 korda rohkem kui samal perioodil 2025 aastal korraldatud sarnaste rünnakute arv. Võrdluseks, see teeb keskmiselt veidi üle 32 rafineerimistehase rünnaku iga kuu 2026 aastal, mis näitab, et Ukraina pole lihtsalt suurendanud oma rünnakuid Venemaa nafta vastu. See on muutnud tulekahjud rafineerimistehastes Venemaal igapäevaseks nähtuseks. Ufa ja Kostovo rünnakud lisavad vaid numbreid, kuna Ukraina jätkab samade rafineerimistehaste korduvat ründamist, et tagada, et Venemaa ei saaks midagi enam täisvõimsusel tööle panna. Ja mõnikord, nagu nägime Kostovos, tabab Ukraina nii surmava täpsusega, et terve rafineerimistehas peab tegevuse peatama. Ainult mai oli Ukrainale rekordiline kuu. Sky News teatab, et sellel kuul registreeriti 16 edukat tabamust Vene rafineerimistehastele, mis nende väitel on rohkem kui kogu 2025 aasta jooksul kokku. See on mõnevõrra eksitav väide, kuna Ukraina hoogustas oma rünnakuid rafineerimistehaste vastu alles aasta teisel poolel. Siiski on siin olulised just need tabamused. Vene õhutõrje on Ukraina droonide tõttu ülekoormatud ja üle jõu käiv. Ja jälle näeme seda ka numbrites. Venemaa kaitseministeerium väidab, et riigi õhutõrje tulistas mais alla 14 195 Ukraina drooni ning juunis juba 17 832. Need numbrid on hullumälsed. Neid oli üle 2 korra rohkem ning juunis peaaegu 3 korda rohkem kui droone, mille Ukraina jaanuaris ja veebruaris välja lasi.
ja muidugi me teame, et Venemaale meeldib oma tõrjenumbreid ilustada. nii paljud Ukraina rünnakud kirjutatakse droonide rusude arvele, kuna Venemaa üritab näidata, nagu suudaks tema õhutõrje kõigega hakkama saada. Ei suuda. Rafineerimistehaste põlengud tõestavad seda. Venemaa inimesed hakkavad valu tundma. Massilised kütusepuudused, mille on põhjustanud rafineerimistehaste seiskamised ja Ukraina-keskne rünnakukampaania Vene kütuseautode vastu, tekitavad Venemaal kaost. Puudus on tõsine. United24 meediateatel on bensiinimüügi piirangud juba kehtestatud enam kui 40 Venemaa piirkonnas ning see arv kasvab veelgi, kui Ukraina jätkab oma rafineerimistehaste rünnakuid. Vene toornafta rafineerimine kukkus juunis võrreldes 2025 aasta sama kuuga 25%, jõudes madalaimale tasemele viimase 20 aasta jooksul. Bensiini tootmine langes 17%. Kolmandik Venemaa rafineerimistehastest seisab nüüd Ukraina droonide tõttu jõude ning kütusehinnad tankletes tõusid juunis aastaga 20%. See on Ukraina kättemaks Putini rünnakute eest tsiviilisikute vastu. Venemaa inimesed tunnevad valu ilma, et neid tabaksid raketid ja droonid. Iga kord, kui tanklas keeldutakse neile kütust müümast, iga kord, kui nad peavad kokku kraapima veel mõned rublad, mida neil pole, ja iga kord, kui neile öeldakse, et nad peavad koju jääma, kui Ukraina droonid lendavad taas mõnda rafineerimistehasesse, on see sõja meeldetuletus. Ukraina kättemaksurünnakud selle eest, mida Venemaa on Kiievis teinud, olid sõjaliselt brutaalsed. Need hävitavad strateegilisi sihtmärke ja jätavad Venemaa ilma kogu Putini sõja elujõust. Mida rohkem naftat põleb, seda vähem saab Kreml teenida raha, maksustades tulu tootelt, mida enam ei eksisteeri. Aga kui sa arvad, et Ukraina kättemaks Venemaa Kiievi rünnakute eest piirdus vaid olemasoleva kampaania jätkamisega, siis sa eksid rängalt. Vähemalt 15 tsiviilisikut Ukrainas on Venemaa rünnakute tõttu surnud. Veel 10 inimesed on vigastatud ning Ukraina pani Venemaa selle eest maksma, sihtides mitte ainult naftat, vaid kõike muud, mis võimaldab Putinil oma sõda pidada. Aga enne kui me selle kõigega edasi läheme, tuletan meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja panna märguanne tööle. Veelgi rohkemates rafineerimistehastes möllavad tulekahjud ei ole ainsad leegid, mida Venemaa on sunnitud kustutama. Rafineerimistehaste vastu suunatud kättemaksurünnakute päevadel, mille Ukraina Venemaa vastu vallandas, ründas ta ka sõjatööstuse rajatisi üle kogu riigi. 7. juunil lasi Ukraina hävitavaid Flamingo FP-5 rakette Titanskoje tehase pihta, mis asub Venemaa Volgogradi linnas. Need rakeedid, mis suudavad lennata umbes 3000 kilomeetrit ja mille lahingupea kaalub 1150 kilogrammi, on olnud hävitav täiendus Ukraina kaugmaa arsenali. Juuni lõpp tõestas seda, kui Flamingod purustasid tehase, mis toodab suurtükisüsteeme ja muud erilist sõjaväevarustust. Jällegi näeme Ukraina vastuse geniaalsust Putini jõhkrusele. Kui Venemaa tapab tsiviilisikuid Kiievis, siis Ukraina teeb nii, et Vene sõdurid surevad rindel kiiremini, sest neil pole vajalikke relvi. 3 päeva hiljem tegutses Ukraina taas. Endiselt raevunud Venemaa katedraali rünnaku pärast saatis Ukraina droonid Pensa raketitehasesse, mis toodab Vene raketiheitetes kasutatavaid komponente. Kui komponendid eemaldada, ei saa Venemaa rakette tulistada. Vähemalt selline on loogika ja see on midagi, mida Ukraina võiks rakendada, kui ta ründab seda tehast ja teisi sarnaseid korduvalt. 3. juulil toimus otsesem kättemaksurünnak Venemaa 1. ja 2. juuli rünnakute eest Kiievis, kui Ukraina droonid ründasid Belgorodis asuvat energiaobjekti, kus toodetakse seadmeid, mida kasutatakse Venemaa elektrijaamades. Ja samal ajal, kui see kõik toimus, teatas The Sun, et Ukraina droonid tabasid ka umbes tosinat alajaama ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel. Seda tüüpi rünnakud ei peatu. 5. juuli raportis teatas Kyiv Independent, et Ukraina jätkas uue lainega alajaamade rünnakuid, hävitades 16 ja põhjustades elektrikatkestusi üle kogu poolsaare. 48 tunni jooksul rünnakutest hävitati ka laskemoonalaod, sillad ning sihikule võeti Krimmi lennuväli. See lihtsalt ei lõpe. Kui Putin peidab end ühes oma punkritest, kartes, et järgmine Ukraina droon võib sihtida teda, mitte rafineerimistehast või sõjaväeobjekti, laseb Ukraina lihtsalt aina rohkem ja rohkem rünnakuid valla. See on tõeline kättemaks. Mitte üksikud rünnakud, vaid pidev droonide ja rakettide voog, mis tabab sihtmärke üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel. Terrorit külvav Putin on nüüd mees, kes ise elab hirmus. Ja iga elektrikatkestus või kütusepiirang, mille Ukraina põhjustab, viib Venemaa rahva ühe sammu lähemale oma juhi vastu pöördumisele. Tuleme korraks tagasi Krimmi juurde. Palju sellest, millest me selles videos rääkisime, oli võimas sissejuhatus sellele, mis Krimmi sees ootas.
kui Venemaa põles kättemaksust Kiievi rünnakute eest, valmistus Ukraina saatma sõnumit, et ta pole unustanud isoleerimisstrateegiat, mis aeglaselt lõdvendab Venemaa haaret annekteeritud poolsaarel. Oleme juba käsitlenud mõningaid Krimmi rünnakuid, mis järgnesid Venemaa teisele Kiievi rünnakule, kuid me pole neile rünnakutele piisavalt tähelepanu pööranud. Ukraina vaiandas Krimmis veresauna. See lennubaas, mida mainisime, oli Hvardiskaja ning Euromaidan Press avaldab rohkem üksikasju selle olulisuse kohta. Väljaande sõnul kasutatakse seda baasi Venemaa erinevate lennuväeüksuste logistika ja hoolduse tagamiseks. Teisisõnu, Venemaa lahingulennud Krimmist ei toimu, kui sellised baasid ei tööta nii, nagu nad peaksid. Ja Hvardiske pole ainus lennuväli, mida Ukraina oma kättemaksurünnakute käigus tabas. Ka Belbeki baas oli sihtmärgiks 25. juuni rünnakus ning Ukraina saavutas seal midagi erilist. Ukraina droonid tabasid otsetabamusega Vene MiG-29 hävitajad selles baasis ning Ukraina avaldas selle kaadeid alles pärast juulis toimunud rünnakuid Krimmi poolsaarel. Need kaadrid meenutavad väga palju seda, mida oleme varem näinud. Me näeme drooni vaadet, kui see lähened. Vene hävituslennuk, katmata ja kaitseta, ilmub vaatevälja. Siis läheb kõik pimedaks. See on meie jaoks märk, et Ukraina droonid tabasid otse ja plahvatasid, kui nad puutusid kokku MiG-29-ga. Venemaa, see on veel üks platvorm, mida sa kasutasid rakettide ja liugpommide laskmiseks, mis on nüüd hävitatud. Mis puudutab sildu, siis Ukraina droonid tabasid otse 2 silda Donetski oblastis. Üks ületas Kurski ja Lantšõki jõe Husonokovo lähedal. Teine aga ületas Kalmiki jõge Staromorivka lähedal. Mõlemad kasutab Vene sõjavägi, sõdurite, laskemoona, relvade ja sõjavarustuse transportimiseks. Mis pistmist on sellel Krimmiga, kui rünnakud toimusid nii kaugel? See kõik on seotud Ukraina logistika sulgemise programmiga. Ukraina isoleerib Krimmi, hävitades logistilised arterid, mis kulgevad okupeeritud alade kaudu. Neid sildu oleksid kasutanud veoautod teel Krimmi poole või sealt ära teistesse okupeeritud Ukraina piirkondadesse. Nüüd on need kadunud. Täpselt nagu paljud teised sillad enne neid. Lisage siia juurde need 16 Krimmi alajaama, mida me mainisime. Need olid vaid 16 37 energiarajatisest, mida Ukraina tabas okupeeritud aladel. 1. kuni 5. juulini. Ja kättemaks Kiievi eest oli peaaegu täielik. Ukraina lisas pühapäevasele löögile, mis suruti otse Putini kurku, veel plahvatusliku kirsina tordil, hävitades 3 laskemoona ladusid Donetskis, Luhanskis ja Hersonis. Siin näeme Krimmi isoleerimiskampaania laienemist. Ukraina keskendub endiselt poolsaarele, kuid nüüd lõigatakse läbi logistilisi artereid sügavamal lõuna- ja ida okupeeritud aladel, muutes Putini jaoks veelgi raskemaks oma sõdurite varustamise rindel. See on taas Ukraina kättemaksu vorm. Venemaa ründab tsiviilisikuid. Ukraina hävitab Vene sõjamasina. Tahaksime teile öelda, et Ukraina kättemaksurünnakute ulatus on piisav, et panna Venemaa juhti 2 korda mõtlema, enne kui ta alustab uusi rünnakuid Kiievi vastu. Aga Putin on meeleheitel, mis teeb ta ohtlikuks. Kuna tema väed ei suuda maapinnal tegelikku edu saavutada, on Venemaa ainus tõhus relv, mis tal arsenalis alles on, tema kaugmaa relvade varu. Kahjuks vastas Venemaa 6. juulil Ukraina kättemaksule järjekordse rünnakuga Kiievi vastu. Kyiv Independenti teatel on see teine rünnak vaid 4 päeva jooksul tapnud vähemalt 15 inimest. 5 neist 15 olid lapsed ning nad hukkusid Venemaa poolt korraldatud põrgutules, kus kasutati 68 raketti ja 351 drooni. Zelenski on oma üleskutset korranud. Ukraina vajab rohkem Patrioti tõrjerakette. Aga Putini jaoks ei ole see Venemaa jõudemonstratsioon, nagu ta arvab. See on meeleheide. Putin teab, et Ukraina kavatseb vastulöögi anda. Ukraina on seda juba tõestanud, korraldades kättemaksurünnakuid kogu juuni lõpus ja juuli alguses. Muide, need juunikuu rünnakud olid osa kuuajalisest pealetungist, mille käigus Ukraina hävitas või kahjustas 172 Venemaa kaitsetööstuse objekti ja kütuserajatist ning peaaegu 3000 muud sõjalist sihtmärki. Nii et Putin teab, millist hinda maksab tema sõjavägi Venemaa rünnakute eest Kiievile. Aga ta ei saa peatuda. Tal ei ole muud valikut. Nii traagilised, kui need rünnakud ka poleks, on need sama palju provokatsioon Ukraina kättemaksuks kui ka viis hirmutada Ukrainat aastal 2026. Ukraina on juba Putinit hoiatanud. 26. juunil teatas Euronews, et Zelenski on heaks kiitnud 40-päevase operatsiooni, mida viib läbi riiklik julgeolekuteenistus ja mille eesmärk on survestada Putinit sõda lõpetama. See operatsioon hõlmab nii pika kui ka keskmise ulatusega sanktsioone, nagu Zelenski neid nimetab. Ja see on juba viinud Krimmi Vene marionettvõimud välja kuulutama poolsaarel eriolukorra. See, mida see 40-päevane kampaania Venemaa jaoks tähendab, on lihtne.
palju rohkem on veel tulemas. Drooni- ja raketirünnakud, mida me selles videos kajastasime, on osa Ukraina kampaaniast. Kuni juuli lõpuni näeme me palju rohkem selliseid rünnakuid. Venemaa ei saa nende vastu midagi teha. Putin teab seda, mistõttu tal polegi muud üle kui terroriseerida, lootes, et need rünnakud lõppevad. Aga nüüd on Venemaa juht nii haletsusväärsesse seisu langenud, et ta on leppinud nende rünnakutega ning ainus, mida ta veel teha saab, on üritada narratiivi mõjutada. Nagu Sõjauuringute Instituut märgib, üritab Putin nüüd kasutada Ukraina kaugmaarünnakuid ettekäändena Venemaa rindepealsete pealetungide ja tema enda alustatud sõja kasvavate kulude õigustamiseks. Neid ettekäändeid ei esitaba läänele. Putin kasutab neid selleks, et veenda Venemaa enda rahvast, et see, mida ta teeb, on vajalik. Silmakirjalikkus voolab Putini igast poorist. Aga see manipulatsioon ei tööta. Kõik, mida Venemaa rahvas näeb, on Ukraina kättemaks. Rafineerimistehased põlevad, kütus kaob, sõjaväerajatised purustatakse ja Venemaal läheb maapealsetes lahingutes endiselt raskelt. Ukraina rünnakute laine juuni lõpus ja juuli alguses oli kättemaks selle eest, mida Venemaa tegi Kiievis. Kuid tõeline kättemaks saab olema võit, mille toob kaasa selle Venemaa sõjamasina lakkamatu hävitamine. Kui sa kunagi vajad õppetundi, kuidas riiki mitte juhtida, siis küsi Vladimir Putini käest. Oma kinnisideest Ukrainaga haaratuna on Vladimir Putin lasknud Venemaal allamäge minna. Ta püüdis seda muidugi varjata. Mitu aastat näis, et Venemaa majandus on üllatavalt vastupidav sanktsioonide mõjule ja rahaneelule, milleks Putini sõda on muutunud. Aga nagu paljud Venemaa sportlased varemgi, oli ka riigi majandus dopingu peal. Nüüd on süda üles öelnud. Sellele seisundile, kuhu Putin on oma riigi viinud, ei ole ravi. Ja selle probleemi üks silmapaistvamaid sümptomeid 2026 aasta suvel on kütusepuudus üle kogu Venemaa. Viimase enam kui 4 aasta jooksul on Putin teinud suhteliselt head tööd, hoides Vene elanikkonda eemal sõjast, mille ta ise alustas. Tõsi, läänes toodetud kaugmaarakettide jõudmine Ukrainasse pani piirialad ohtu, kuid see oli väike probleem. Need piirkonnad pidid nii konfliktiga arvestama, olles Ukrainale nii lähedal. Ukraina kaugmaadroonide sektori areng oli palju suurem probleem. Umbes alates 2024 aastast on need droonid hakanud ilmuma üha sügavamale Venemaa territooriumile. Kuid siiski oli sõja tegelik mõju varjatud. Aastaid näis Venemaa majandus tugev ja kütuseprobleeme polnud. Aga 2026 aastal muutus kõik. Venemaa töötab viimaste aurude peal, mitmes mõttes. Sõna otseses mõttes teatab Politico, et 2/3 Venemaa 83 piirkonnast on nüüd probleeme kütusevarudega. Miljonid venelased peavad toime tulema vastumeetmetega, mis ulatuvad kütuse normeerimisest kuni täieliku keeldumiseni müüa kütust kellelegi, kes ei kuulu sõjaväe või päästeteenistuse hulka. Kriis on sügav ja see võib olla esimene tõeliselt vältimatu märk Putini sõjast, millega kogu Venemaa on sunnitud silmitsi seisma. Kuna Ukraina droonid ründavad üha rohkem naftatöötlemistehaseid, hävitavad ladusid ja isegi kütuseautosid, kui need liiguvad läbi okupeeritud alade, levib Vene elanikkonna seas hirm. Üks naine nimega Irina ütleb Al Jazeerale. Ma olen sügavalt hirmul ebakindluse ja teadmata tuleviku pärast, sest ma ei saa aru, kuhu olukord liigub. Moskva elanik Igor lisas. Ma arvan, et asjad võivad kontrolli alt väljuda, kui kriis sunnib suuri tööstusi sulgema. Igor ei tea, kui õigus tal tegelikult on. Nii kahjulik, kui Venemaa kütusekriis ka pole, Putini poolt aastaid hoitud Ukraina sõja kuvandile kodumaal, on see kütusekriis vaid palju laiemat probleemi sümptom. Fortune'i andmetel on kuni 25% Venemaa rafineerimisvõimsusest suletud ning on teateid, et inimesed ootavad tanklates 18 tundi või rohkemgi, et saada võimalus oma autole kütust tankida. Probleemid, mida Putin on nii kaua üritanud varjata, on nüüd kõigile selgelt näha. Kütusekriis on pahaloomuline märk haigusest, mille loomisele Putin ise kaasa aitas. Nagu sellele lipitsevale juhi hakatisele kohane, üritab Putin nii varjata toimuvat kui ka harukordselt tunnistada, et võib-olla, just võib-olla, on Venemaal, selle kütusetööstusel ja laiemal majandusel midagi väga valesti. 28. juunil tegi Kreml suure numbri sellest, kuidas Putin kutsus tippametnikud kokku, et arutada Venemaa kütusekriisi. See ei tähenda eriti midagi. Putin on Venemaal toimuvast nii kaugenenud, et parim, mida ta suudab teha, on probleemile osutada ja käskida teistel see kuidagi lahendada. Putin üritab teeselda, et ta ei ole tegelikkusest kaugenenud ja et ta suudab Vene rahvaga samastuda, tunnistades, et need taristurünnakud, mida ta enam varjata ei suuda, avaldavad mõju.
Ta ütleb, et Venemaal on kütusevarudes teatud puudujääk, kuigi ta väidab, et see ei ole kriitiline. Miljonitele venelastele, kes peavad toime tulema sellega, et tankurites pole kütust, tundub see üsna kriitiline. Need puudujäägid halvavad ettevõtjaid, kes ei saa ilma bensiinita oma firmat juhtida ja emasid nutvate imikutega, kes ei saa oma autosid tankida, et lapsi lasteaeda viia. aga just siin muutubki kogu see olukord Putini jaoks tõeliselt tõsiseks. Kütusehinnad Venemaal tõusevad ja need tõusvad hinnad mõjutavad Venemaa inflatsioonimäära ning Venemaa keskpanga sõnul kestab see mõju palju kauem kui varem. Politico toob selle kõik välja, märkides, et olemasolev valitsuse kokkulepe hinnapiirangute kohta suurte naftafirmadega võib aidata ametlikke hindu madalal hoida. Kuid üksikud teated viitavad sellele, et mitteametlike kütusemüükide arv kasvab koos suurte juurdehindlustega, mida ettevõtted paratamatult oma klientidele edasi kannavad. Mõju on vältimatu. Kui ettevõtted peavad rohkem maksma, jäävad inimesed lõpuks rahast ilma. Putini jaoks on selline uudis nagu kohe-kohe saabuv südamerabandus, kuid tegelikult on see olnud Venemaa majanduse täpne kirjeldus alates Ukraina sõja algusest. Venemaa kütusekriis võib olla kõige ilmsem asi, mida Putin enam oma rahva eest varjata ei suuda. Siiski on majanduslik kaos, mis selle kriisi järel päevavalgele tuleb, Putini jaoks palju suurem probleem. Putin on paljastatud kui mees, kes on aastaid Venemaa majanduse südamesse steroide pumbanud. Nüüd on see süda peaaegu valmis lõhkema. Teeme asjarännaku tagasi aastasse 2023. Selleks ajaks oli Ukraina sõda kestnud umbes aasta ning lääneriigid olid ühiselt kehtestanud hulga sanktsioone, mille eesmärk oli Venemaad karistada, halvates selle majanduse. Aga Vladimir Putinil oli plaan. Nagu arst, kellel on süstal täis jõudust parandavaid aineid, kavatses ta Venemaa majandust turgutada, viies selle üle sõjatööstuslikule kompleksile. Samm, millega Moskva suutis täielikult segadusse ajada vaatlejad, kes arvasid, et riik kukub pärast sissetungi kohe kokku. Ja see töötas mõnda aega. Sõjatööstuslik steroid voolas läbi Venemaa majanduse südame ja tõi kaasa tulemusi, mida keegi ei osanud oodata. Maailmapanga andmetel oli Venemaa sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kasv 2023 aastal 4,1%. 2024 aastal oli SKP kasv veelgi suurem, 4,9%. Nagu vaataks sprinterit, kes jookseb 100 meetri distantsi 9 sekundiga, jäi kogu maailm nõutult pead kratsima, mõeldes, kuidas see küll võimalik oli. Venemaa SKP langes 2022 aastal, mil Putin alustas oma sõda. 1,4%. Kuidas on siis võimalik, et see mitte ainult ei kasva, vaid kasvab nii muljetavaldavalt juba aasta või 2 pärast? Putin teadis vastust, isegi kui ta peitis steroide täis süstalt. Venemaal nähtav majanduslik vastupidavus oli pettus. Jah, üleminek sõjatööstuslikule kompleksile võib osa sellest seletada. Kuid nagu Euroopa juhtimisvõrgustik märgib, süstis Putin Vene süsteemi rohkelt raha. See ütleb, et ajavahemikul 2022-2024 rakendas Venemaa eelarvemeetmeid, mis olid võrdväärsed 10% riigi SKP-ga. Kõik selleks, et toetada sõjatööstuslikku kompleksi, tagada palgakasv ja hoida laenunäitajad kõrgel. See oli suitsukate illusioon. Aga siiski, vähemalt paar aastat tundus, et Venemaa majanduse süda tuksub hästi. Venemaa president oli õnnelik, et sai neid tulemusi kõigile nina alla hõõruda, kes vaid kuulata tahtsid. 2023 ja 2024 aasta majanduskasvu näitajad olid Putini vastus kõigile, kes arvasid, et lääne sanktsioonidest ja Ukraina pingutustest, isegi koos, piisab Venemaa majanduse põhjalaskmiseks. Kui SKT tõusis, kasvasid ka keskmised palgad ja isegi töötus langes. Venemaal näis kõik hästi minevat, kuid Putin tegi kriitilise vea. Venemaa majandusse pumbatud steroididega ei tehtud kunagi pause. See oli lihtsalt pidev majanduse turgutamine aastaid järjest. Vene majanduse süda hakkas juba raskustesse sattuma, isegi kui 2025 aasta lõpuks näis see tugevam kui kunagi varem. Tuks, siis sirge joon. Tuli infarkt ja Venemaa ei suuda kunagi taastuda seni, kuni Putini sõda kestab. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, on see sõjasaade ja me jagame lugusid, mis jäävad pealkirjadest kaugemale. Kui sulle meeldib see, mida näed, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu ja klõpsa teavituste nuppu, et näha rohkem meie põhjalikke ülevaateid Venemaa paljudest Ukraina sõja probleemidest. Kui 2025 kätte jõudis, uskus Putin, et viimaste aastate tavapärane tegevus jätkab toimimist. Nõel läheb sisse, pumpab sõjatööstuskompleksi raha täis ja tõmmatakse siis välja, kuni on jälle rohkem raha vaja. Aga mida Putin ei arvestanud, oli see, et tema kaitsetööstuse lahendus suurele majanduslikule väljakutsele ei saa igavesti kesta. Raha saab otsa, samuti tööjõud ja Venemaa SKT kukub järsult.
ja just seda me nägimegi 2025 aastal. Maailmapank ütleb, et Venemaa majanduskasv langes vaid 1%-ni. See on küll kasv, kuid see kasvumäär tähendab vaba langust võrreldes 2 eelneva aastaga. 2026 aasta saab olema veel hullem. Venemaa praegused majandusministeeriumi prognoosid on alandatud aasta alguses oodatud 1,3% SKP kasvult vaid 0,4% peale. Jällegi, langus. Kui see muster jätkub, satub Venemaa 2027 aastal majanduslangusesse. Venemaa majanduse süda on omadega läbi, seisakust kuni plahvatuseni. See juhtubki, kui oma majandust kunstlikult üles pumbata ja Venemaa tunneb selle mõju. Praegu on see majandus justkui puhastus tules, kusagil täieliku stagnatsiooni ja militariseerimise vahel, mille Putin sundis Venemaale pärast Ukraina sissetungi. Kas sa mäletad neid madalaid töötuse näitajaid, millest me rääkisime? Need viitavad pigem täielikule tööjõupuudusele Venemaal kui tervele majandusele, mis toimiks nii, nagu peaks. Venemaa riiklik heaolufond on Putini sõja rahastamiseks miljardite dollarite võrra vähenenud ning suurem osa sellest, millele Venemaa oma föderaalseid vahendeid kulutab, on salastatud. Sealhulgas 80% kaitse-eelarvest. Seega on raske näha, kuhu raha tegelikult läheb. Putini suur viga oli luua majandus, kus sõjatööstuskompleks domineeris kõiges, lähtudes tema eeldusest, et Ukraina langeb piisavalt kiiresti ja toob kaasa miljardeid mineraalivarasid, mis võimaldaksid pärast sõja lõppu olukorra taastada. Ukraina pole langenud ja Vene laev võtab tohutult vett sisse. Varem videos rääkisime sellest, kuidas Venemaa kütusekriis on laiemate majandusprobleemide sümptom, millega riik silmitsi seisab. Mida me selle all silmas peame? See taandub kõik inflatsioonile. Mainisime, et Venemaa kütusehinnad mõjutavad riigi üldist inflatsiooni. Ja seda me näemegi. Isegi kui Venemaa püüab hindu madalal hoida, kehtestades naftafirmadele hinnapiiranguid, nullivad mitteametlike müükidega kaasnevad juurdehindused need pingutused. Näiteks Sevastopolis, mis on Krimmi sadamalinn ja üks Ukraina kampaania tõttu Venemaa kütuse vastu kõige rohkem kannatanud linnu, tõusid tanklates hinnad 1 nädalaga 30%, teatab Moscow Times. See inflatsiooni näitaja on Venemaa jaoks probleem. Inflatsioon oli juba varem probleem. Ainuüksi 2026. aasta esimese 2 kuuga tõusid hinnad üle kogu riigi 2,1%. Aga see on lapsemäng võrreldes 2024. aasta 10%-lise inflatsiooniga. Venemaa muretseb nüüd, et majanduse jahtumise, laialt leviva kütusekriisi ja inflatsiooni ohjeldamise meetmete ebaõnnestumise tõttu võib tekkida uus inflatsioonispiraal, kus hinnad tõusevad taas plahvatuslikult. Venemaa keskpank püüab juba reageerida. Viimased baasintressimäärade kärped tõid Venemaa põhiintressimäära juunis vaid veerand punkti võrra alla, 14,25%-ni. See on juba nii kõrge, et see muudab laenamise keeruliseks ettevõtetele, kes vajavad hädasti raha, kuid Venemaa ei saa riskeerida intressimäära palju rohkem langetada inflatsiooniprobleemide tõttu. Mõned väidavad, et Venemaa majandus on piisavalt jahtunud, et intressimäära kiiremini langetada, mis soodustaks laenamist. Aga see tüütu kütusekriis ei kao kuhugi ning peamine risk intressimäära langetamisel on see, et inflatsioon võib selle tulemusena taas tõusta. See on olukord, kus keegi ei võida. Ja on selge, et kõik, mida Vene majandusteadused proovivad olukorra parandamiseks teha, on parimal juhul poolik lahendus. Enamik on ühel meelel lihtsas tõsiasjas, et kogu selles, mida me praegu näeme, on süüdi Putini sõda Ukrainas. See on Putini poliitika, mis süstis Vene majandusse steroide ja lõi vale pildi. See on Putini süü, et süda ütles üles ja majandus seiskus. Ja see on Putini süü, et praegu vaevab Venemaad kütusekriis. Muidugi, ükski Venemaa tippmajandusteadlane ei ütle seda otse välja. Aga seda annavad nad mõista iga kord, kui nad ütlevad, et pooldavad vaenutegevuse lõpetamist. See on varjatud viis öelda. Lõpeta oma hull sõda enne, kui sa vead Venemaa endaga kaasa, Putin. Kahjuks Putin ei tagane Ukrainast. Ta on viinud Venemaa finantskuristiku servale ja kavatseb selle üle lükata, sest ta on Ukrainast nii kinnisid ees, et ta ei näe isegi seda ammuli lõugu, mis talle vastu vaatab. Siin on reaalsus, millega Venemaa praegu silmitsi seisab. See plahvatuslik riiklik rahastamine, mis andis vale mulje, et Venemaa majandusel läheb 2023 ja 2024 aastal hästi, ei eksisteeri enam. Nafta- ja gaasitulud on järsult langenud. Osaliselt lääne sanktsioonide tõttu ja osaliselt Ukraina kineetiliste sanktsioonide tõttu, mis hävitavad rafineerimistehaseid, depoosid ja ladusid. Mais langes Venemaa naftatoodang 6. kuud järjest. 2025 aastal langes Venemaa föderaalse eelarve nafta- ja gaasitulu 24% võrra. Midagi sarnast oleksime näinud kogu 2026 aasta vältel, kui poleks olnud operatsiooni Eepiline raev
ja Hormuzi väina sulgemist, mis andsid Venemaale ajutise hingetõmbeaja. Kuid naftahinnad normaliseeruvad ja võivad aasta lõpuks taas langeda $60 barreli kohta, teatab oilprice.com. Nii et ootamatu tulu, mis Venemaad mõnda aega aitas, kaob juba. Venemaa poolt suure rahaga toetatud kaitsetööstussektorid hakkavad nüüd raskustesse sattuma, sest tootmine on jõudnud tupikusse. Lihtsalt ei ole enam vaba võimsust, et midagi juurde ehitada. Tsiviiltööjõu äravool Venemaa tööjõuturult on veel üks probleem. See tööjõud kas läks kaitsetööstusse või Ukrainasse surema. Ning see tähendab, et sõjatööstuskompleksist väljaspool olevatel ettevõtetel puuduvad andekad inimesed ajal, mil nad teavad endiselt toime tulema väga kõrgete intressimääradega. Üheski Venemaa sektoris, mis pole otseselt sõjaga seotud, ei ole taastumist oodata ning need, mis on seotud, töötavad juba maksimumvõimsusel ega saa enam kasvada. Ja samal ajal kuivab riigi raha, mis toimis Venemaa majanduse steroidina üha enam kokku. Venemaa SKP kahanes. 2026 aasta esimeses kvartalis, kuna riigieelarve puudujääk kasvab jätkuvalt kontrollimatult. The Hill teatab, et inflatsioon on taas tõusuteel, kinnitades nende hirme, kes kardavad baasintressimäärade langetamist ning näidates Venemaa kütusekriisi mõju. Ja Ukraina ei kavatse peatuda. Neil ei saa otsa kesk- ja kaugmaa ründedroonid, mis teevad Venemaa kütusetööstusele nii palju kahju, halvavad Putini sõjamasinat ja hävitavad nii palju kallist sõjatehnikat, et isegi Venemaa ülepaisutatud kaitsetööstusel on seda raske asendada. Seda ei saa eitada keegi, kes tähelepanelikult jälgib. Venemaad läbiv pahaloomuline vähk on Putin ja ainus ravi on ta välja lõigata. Muidugi üritab Venemaa endiselt teeselda, et olukord pole nii halb kui paistab. 10. juuni artiklis teatas Moscow Times, et Venemaa rahandusministeerium väidab, et riigis pole eelarvekriisi, hoolimata sellest, et eelarve puudujääk kasvas 2026 aasta esimese 5 kuuga $83 miljardini. Rahandusministri asetäitja Irina Okladnikova väitis isegi, et eelarvet täidetakse vastavalt ajakavale, mis paneb meid mõtlema, milline ajakava siis kehtis. Ilmselt pidi see ajakava sisaldama ka seda, et eelarve puudujääk ületab Venemaa seatud eesmärki 60%, kuna nafta- ja gaasitulu langes 2026 aasta esimese 5 kuuga 30%. Pole mõtet väita, et kõik on korras, kui Venemaa põleb. Aga selline lähenemine ongi Putini moodi. Lükkab probleemi edasi ja loodab, et Vene rahvas on valmis tema sõja nimel veel rohkem kannatama. Vene rahvas ei usu seda enam. Mitte, et Venemaal olekski eriti midagi müüa. 30. juuni artiklis teatas Fortune Gallupi küsitlusest, mis näitas, et 60% venelastest on oma majandusliku tuleviku suhtes pessimistlikud. Olukord on juba praegu halb ja see läheb ainult hullemaks. See number on ka 21% võrra suurem kui 39%, kes väljendasid sarnast pessimismi 2025 aastal. On selge, et on jõutud murdepunktini ja tavalised venelased on mõistnud, et Putini murtud lubadused ja majanduslikud läbikukkumised muudavad nende elu halvemaks. Muidugi on suur vahe selle mõistmise ja aktiivse mässu vahel läbikukkunud juhi vastu, kuid see on algus. Ja Ukraina loodab, et see kõik viib kuhugi. Lõppude lõpuks on Putin liiga kinnisideeline, et peatuda. Või võib-olla täpsemalt öeldes teab Putin, et Ukraina sõja lõpetamine viisil, mis ei lase tal väidetavat võitu saavutada, näiteks Donbassi langemine, oleks järjekordne murtud lubadus poole kümnendi jooksul, mis on neid täis olnud. Siiski on tekkinud võimalus veelgi rohkem valu juurde kuhjata. Veelgi rohkem sanktsioone, eriti neid, mis on suunatud Venemaa varilaevastiku laevadele ja riikidele, kes nii ostavad nendelt laevadelt kui ka tegutsevad vahendajatena sanktsioneeritud kaupade Venemaale transportimisel, võiksid lüüa noa Venemaa majanduse steroididest paisunud südamesse. Kas sanktsioonid tulevad? Ainult aeg näitab. Kuid isegi ilma nende sanktsioonideta pole ravi Putini saamatu majanduspoliitika topeltannusele ega Ukraina poolt hävitatud nõrgale vundamendile, millele Venemaa majandus on rajatud. Langus on tulemas. Putin tegi just mõeldamatu teo. Ta on tunnistanud, et Ukraina murrab Venemaad. See mööndus anti edasi tüüpilisel Putini moel. Ta ei läinud nii kaugele, et öelda, et sõda on kaotatud, kuid juba see, et ta üldse Ukraina mõju niimoodi tunnistab, näitab meile, mida Putin tegelikult mõtleb. Ta teab, et Ukraina võidab. Putin teab, et Venemaa ei suuda olukorda muuta. Ja see, mida me nüüd tema sõnadest näeme, on meeleheitlik katse taastada kontroll narratiivi üle, mis libises tema käest juba ammu, kui Putin paanitseb oma enda tuleviku pärast. Kui Ukraina suurendab oma kaugmaa rünnakuid Venemaa vastu, on Putin sunnitud tunnistama midagi, mida keegi poleks kunagi arvanud tema suust tulevat. Venemaal on kütusekriis ja see on kõik Ukraina rünnakute tõttu.
muidugi ei suutnud Putin seda otse välja öelda ning kasutas oma tunnistust omamoodi kummalise üleskutsena Venemaa rahvale, et nad peaksid jätkuvalt tema sõja nimel kannatama. Loomulikult kohandame me teatud plaane vastavalt praegusele olukorrale, kuid kõik strateegiliselt olulised siseriiklikud arenguprogrammid viiakse kahtlemata täielikult ellu. Putin ütles seda 28. juunil, kui ta püüdis veenda Vene rahvast, et tühjad kütusepumbad tanklates ei takista Venemaad maju ehitamast, teid rajamast ega töökohti ja toetust oma rahvale pakkumast. Kuid isegi siis, kui ta püüdis sõnumit ilustada, pidi Putin tunnistama, et tema sõda on toonud tema rahvale kannatusi. Me läbime rasket perioodi, kuid see on meile palju õpetanud ja võimaldanud meil mõista, mis tähendab olla Venemaa kodanik, ütles Putin. Mida tähendab olla Venemaa kodanik, Putin? Sest praegu näib see tähendavat elamist riigis, kus sa oled majanduse põhja lasknud ja muutnud kogu naftataristu, mis Venemaad elus hoiab, Ukraina sihtmärgiks. See on kurb avaldus mehelt, kes teab, et tema sissetung on läbi kukkunud ja tema rahvas muutub üha vihasemaks. Sest sõda, mille kohta ta väitis, et see saab mõne päevaga läbi, on nüüd kestnud nii kaua, et see teeb neile juba aktiivset haiget. Aga kõige hullumeelsem on see, et see on lihtsalt Putini viimase aja järjekordne ülestunnistus. Vaid 16 päeva varem kohtusid Putin ja Venemaa kaitseminister Andrei Belousov Vene sõduritega, et arutada sõjaolukorda. Selles kohtumises nägime samuti midagi sarnast Putini viimaste kommentaaridega. Venemaa juht püüdis keskenduda uutele sotsiaalmeetmetele, mida Kreml on kasutusele võtnud, kuid ta mainis ka, et Ukraina droonirünnakuid ei saa eirata. Putin väitis, et need on katse külvata lahkhelisid. Venemaa juht ütles ka, et edasiliikumine maapinnal ei kulge nii kiiresti, nagu Venemaa sooviks, mis on järjekordne tunnistus sellest, et Vene strateegia ei toimi. Putin ei suuda leida vastuseid, mis oleksid vajalikud Ukraina võidu peatamiseks. Tõenäoliselt otsustas Putin tunnistada mõningaid tagasilööke, millega Vene väed on silmitsi seisnud, et näida lahinguvälja tegelikkusest teadlikumana nende Vene sõjaväelaste silmis, kes on neid läbikukkumisi ise kogenud, ütles Sõjauuringute Instituut ISV nende märkuste kohta. Ja ISW on selles osas õigus. Putin üritab taas kontrollida sõja ümber käivat narratiivi ning tema viis seda teha on püüda suhestuda Vene rahvaga, teeseldes, et ta on rohkem teadlik õudustest, mille ta on riigi sõjaväele kaela toonud, kui ta tegelikult on. See on Putini meeleheide kõige ilmekamal kujul. Kuigi need sõnad ei ole otsene kaotuse tunnistamine, erinevad need Putini tavapärasest tegutsemisviisist märkimisväärselt. Läheme tagasi aprillikuusse. Sel kuul tunnistas Putin veel üht Venemaad tabanud probleemi, kuid tema toon oli hoopis teistsugune. Seekord oli see Venemaa majandus ja selle arvukad puudujäägid, millega Putin pidi silmitsi seisma. Ning ta tõepoolest tõi välja, et Venemaal on toimunud langus nii äritegevuses kui ka investeerimisaktiivsuses. Kuid ta ei andnud mingit vihjetki, et tema enda läbikukkumised võiksid olla selle põhjuseks. Ja ta ei püüdnud ka kuulajate tähelepanu kõrvale juhtida juttudega sotsiaalprogrammidest, mida Venemaa paratamatult ellu viia ei suuda. Selle asemel esitas Putin nõudmisi ja nihutas süüd teistele. Venemaa president ütles oma riigi tippfinantsistidele, et nad peavad leidma lahendusi Venemaa paljudele majandusprobleemidele, ignoreerides täielikult fakti, et just tema ise on nende probleemide algpõhjus. See ongi Putini tavaline lähenemine. Kui ta üldse mingit ebaõnnestumist tunnistab, siis pole see kunagi tema süü ja alati peab keegi teine probleemi lahendama. Kuid see viimane mööndus on teistsugune. Me näeme probleemide tunnistamist, kuid selle asemel, et süüd teistele veeretada ja käituda, nagu tal poleks sellega mingit pistmist, üritab Putin nüüd otse oma rahvast veenda, et ta töötab lahenduste kallal. Või nagu ta neile ütleb, et kui nad selle kõik üle elavad, tähendab see, et nad on tõelised venelased. See on lihtlabane manipuleerimine ja see paljastab palju rohkem, kui Putin tahaks, et paistaks. Ta ütleb oma rahvale, et Venemaa kaotab sõda. Ja tegelikult ütleb ta lihtsalt seda, mida need inimesed juba niigi teavad. Kõigest sellest näeme, et Putin on paanikas. Isegi tema ettevaatlik mööndus on avameelsem kui tavaliselt. Ja see kõik toimub ajal, mil isegi mees, kes tavaliselt pead liiva alla peidab, näeb, et meeleolu Venemaal pöördub tema vastu. Ärge saage valesti aru, Putin teeb endiselt suuri avaldusi. Samal päeval, kui ta tunnistas, et Ukraina droonid põhjustavad suuri kütusepuudusi, ütles Putin siiski, et Venemaa jätkab oma rindeoperatsiooni. Mitte miski sellest ei viita sellele, et Putin kavatseb oma sõja lõpetada. Tema ülestunnistus on palju sügavam ja näitab, et Putin mõistab lõpuks, et võim libiseb tal käest. Uurime seda veidi lähemalt. Putini mööndus Ukraina droonide ja nende põhjustatud kütuseprobleemide kohta ei tulnud tühja koha pealt. Umbes nädal enne seda ründas Ukraina Moskva peamist naftatöötlemistehast, põhjustades tohutuid musti pilvi, mis katsid taeva.
see rafineerimistehas varustab umbes 40% Moskva bensiinivajadusest ja 50% Moskva diislikütuse vajadusest, teatab Pravda. Ning seda on juunis 2 korda rünnatud. See ei hakka niipea uuesti tööle. Selle parandamine võtab vähemalt pool aastat, ütles üks anonüümne allikas Pravdale, ja seda ei saa Putin lihtsalt varjata. Tanklates tekivad puudujäägid, plahvatuste visuaalsed tõendid ja pärast seda mustaks tõmbunud taevas on kõik tõendid, mida moskvalased saavad oma silmaga näha. Nende tunnistamata jätmine oleks olnud selge sõnum Moskva elanikele, et Putin on oma sõja tagajärgedest nii kaugenenud, et ta isegi ignoreerib seda, mis toimub Venemaa tähtsaimas linnas. Putin ei saanud lubada selle arusaama levikut, sest tal on veel palju rohkem probleeme, kui ta peab veenma inimesi, keda ta on alates 2000 aastast valitsenud, et ta on endiselt õige mees sellele ametikohale. Päevadel enne seda, kui Putin oma väikese ülestunnistuse tegi, sai ta oma enda rahvalt tugeva hoobi. Tema reitingud olid langenud sõjaaegsele madalpunktile ja see oli kõik tingitud sellest, millist mõju avaldavad Ukraina rünnakud tavalistele venelastele. 27. juuni raportis avaldas Ukraina Uus Hääl, et Kremli-meelne Venemaa avaliku arvamuse fond ehk FOM oli esitanud küsitlustulemused, mis koguti ajavahemikus 19. ja 21. juuni vahel. Need andmed näitasid, et nende inimeste arv, kes pigem usaldavad Putinit, oli langenud 5% võrra, 74%-lt 69%-le. See on siiski suhteliselt kõrge number, kuid arvestage allikat. Tegemist on Kremli-meelse küsitlusfirmaga, mis registreerib märgatavat langust avalikus arvamuses Putini kohta. Venemaa juhi jaoks on murettekitavam see, et nende inimeste osakaal, kes ütlesid, et pigem ei usalda teda, oli tõusnud 18%-ni, mis on rekord pärast sissetungi algust. Kuid võib-olla kõige tõepärasem näide rahva arvamusest Putini kohta tuleb küsitlustest, mis on seotud Venemaa valitsuse tegevusega. Ainult 44% vastanutest ütlesid, et Putini lähikondlased teevad head tööd, mis on vähenenud varasemalt 48%-lt ja 34% väljendasid rahulolematust, mis on järjekordne sõjaaegne tipp. Putin teab, mida see tähendab. Ebamäärast valitsust on palju turvalisem kritiseerida kui Putinit ennast, mistõttu näeme seal ausamaid arvamusi. Venelased teavad, et kõik, mida Kreml teeb, toimub tegelikult Putini käsul ja Venemaa president ei ole sellest faktist teadmatud. Kui tema enda heakskiidu reitingud näitavad, et üha rohkem venelasi julgeb teda nimepidi kritiseerida, siis valitsuse näitajad näitavad, mida nad tegelikult tema kohta arvavad, kui nad ei tunne, et nad võtaksid riski oma rahulolematust näidates. Pidage meeles, et Kreml tsenseerib tavaliselt küsitlustulemusi, nagu ta tegi ka Venemaa avaliku arvamuse uuringute keskuse kogutud andmetega, kui need hakkasid näitama Putini toetuse märgatavat langust, mis langes kokku sellega, et Putini sisemine toetusnäitaja langes alla 30%, teatab Ukraina Uus Hääl. See, mida me siin näeme, on tõeline põhjus, miks Putin on Ukraina poolt Venemaale põhjustatud probleemide suhtes palju avatum kui kunagi varem. Aga asi läheb veelgi sügavamale. See avatuse ilming tuleneb ka läbikukkumistest narratiivi kontrollimisel ning täielikust meeleolu muutusest Venemaal, mida isegi nii teadlikult ignorantsena käituv inimene nagu Putin ei saa enam eirata. Enne kui me edasi seletame, tuletame meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Lisaks küsitlustulemustele ja tõenditele, mis on vene rahva silme ees, peab Putin tegelema ka teiste probleemidega. Tema katsed kõike varjata ei toimi. Suure osa 2026. aastast on Kreml piiranud interneti kasutamist, sealhulgas kehtestanud piiranguid WhatsAppi ja Telegrami kasutamisele. Samuti on mobiilse internetiteenuseid regulaarselt välja lülitatud, sageli just siis, kui Ukraina alustab droonirünnakuid. Kreml väidab, et see on selleks, et vältida sekkumist õhutõrjesüsteemidesse, kuid palju tõenäolisem on, et need piirangud on mõeldud takistama inimestel jagamast fotosid ja videoid Ukraina edukatest rünnakutest. Mis iganes on nende internetipiirangute põhjus, need ei toimi. Videod jõuavad ikkagi avalikkuseni. Ja Jamestowni fondi andmetel aitavad Putini internetivastased sammud kaasa tema madalatele toetusreitingutele. See mõjutab kõiki, alates tavalisest venelasest, kes üritab internetipanka kasutada, kuni rindel oleva sõdurini, kes ei saa enam Telegrami kaudu oma kaaslastega suhelda. Selle katse ebaõnnestumist narratiivi kontrollida saadab ka Vene ametnike laste lahkumine Moskvast. Seda teatas Ukraina Uus Hääl, mille andmetel usuvad paljud Putini loodud süsteemis töötavad inimesed, et sellel süsteemil pole tulevikku seoses Ukrainas toimuvaga. Üks anonüümne allikas ütles, et temal ja tema kolleegidel pole mingit tulevikku, kui Putini võim kokku kukub, mistõttu ta ongi saatnud oma lapse välismaale õppima. Parem on lahkuda surevast riigist juba praegu, kui olla kohal kaoses, mis järgneb Putini kukutamisele. Meeleolu Venemaal on muutumas ja isegi Putin ei saa seda enam eirata.
inimesed, kes olid kunagi lojaalsed, kurdavad Kremli üha karmimate poliitikate üle. Igasugune patriotismi või optimismi ilming Venemaa tuleviku suhtes on riigist täielikult kadunud. Piirangud ja repressioonid kasvavad, samal ajal kui vältimatu majanduslangus mõjub rängalt inimestele, kes on juba pidanud nii palju ohverdama. Sageli oma pereliikmete verehinnaga. Kõik selleks, et toetada Putini sõda. Need, kes olid pärast niinimetatud erioperatsiooni esialgset läbikukkumist harjunud Ukraina sõja mõttega, on nüüd vajunud masenduse sügavustesse, mis haarab endasse suure osa Venemaast. Putin on sunnitud tunnistama fakti, et ta ei kontrolli enam narratiivi. Kõik, alates tema rahvast kuni mõnede tema Kremli-meelsete allikate ja ametnikeni, pöörduvad tema vastu. Ukraina on muidugi selles kõiges mänginud tohutut rolli. Režiim, mis on aastaid sõda õigustanud ja püüdnud oma rahvast veenda, et nad ei tunne kunagi selle võitluse halbu tagajärgi, on tabatud tüksitrebadel ning Putin on neist kõigist kõige paljam. Üle miljoni ohvri, droonid taevas, tulekahjud rafineerimistehastes ja puudujäägid bensiinijaamades on kõik tõendid selle kohta, et jutustus vägevast Venemaast ja väikesest Ukrainast on vale. Venemaa rahvas hakkab sellest aru saama ja isegi Putin näeb, et see toimub. Just sellest tema tunnistus tegelikult rääkiski. Kui Putin räägib avalikult kütusepuudusest, droonirünnakutest ja läbikukkumistest rindel, siis teeb ta meeleheitliku viimase katse haarata narratiivi üle taas kontroll. Putin tahab näida oma inimesena. Ta tahab, et tavalised venelased usuksid, et ta näeb nende probleeme ja mis veelgi tähtsam, et ta hoolib neist. Sellepärast kuulemegi jutte teede ehitamisest ja sotsiaalprogrammide elluviimisest, mis on segatud Putini ülestunnistustega Ukraina kohta. Ta üritab muuta avalikku arvamust, mis pöördub tema vastu, täpselt nagu sõjakäik, mille ta ise alustas. Ja tõsiasi, et Putin, Venemaa, niinimetatud tugev mees, kes ei näita kunagi kellelegi nõrkust, on viidud sellisesse seisu, on suurem mööndus kui ükskõik millised sõnad, mis tema suust tulevad. Venemaa juht teab, et sõda on kaotatud ja lõpuks tuleb tema suust ka natuke tõtt. Vaatame neid kütuseprobleeme, mida Putin mainis. Need ei kao niipea kuhugi ja Putin teab seda sama hästi, kui ta teab, et Vene avalikkus muutub tema peale vihaseks. Ukraina on loonud geniaalse pika ja keskmaa rünnakute kampaania, mis lämmatab kütusevarustuse kogu Venemaal ja okupeeritud aladel. 24. juuni raportis avaldas Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus, et vähemalt 17 Venemaa piirkonnas on kehtestatud kohustuslikud piirangud bensiini ja diislikütuse müügile. Veel paljudes teistes on teatatud puudustest. Kokku on 55 Venemaa 83 föderaalsest üksusest, kuhu kuuluvad oblastid, vabariigid ja erinevat tüüpi piirkonnad, teatanud kütusega seotud probleemidest. Ukraina muudab olukorra aina hullemaks. Samal päeval, kui Putin tunnistas kütuseprobleeme, teatas Al Jazeera, et Ukraina on korraldanud rünnakuid Slovjanski ja Jaroslavli rafineerimistehaste vastu, mis asuvad vastavalt 300 ja 700 kilomeetri kaugusel Ukrainast. Puhkenud on suured tulekahjud, mis on Venemaa elanike jaoks viimasel ajal muutunud tavapäraseks nähtuseks. Need tulekahjud muudavad Venemaa kütuseprobleemid ainult hullemaks, kuid on üks piirkond, mis tunneb seda valu rohkem kui teised. Krimm. Suurim sümbol Venemaa väidetavast võimust Ukraina üle laguneb geniaalse isoleerimiskampaania tõttu, mis lõikab poolsaare ära Venemaa mandriosast ja okupeeritud aladest. Kui teised Venemaa piirkonnad teatavad puudujääkidest, siis selles ebaseaduslikult annekteeritud piirkonnas on kütus praktiliselt otsas kõigile peale Vene sõjaväe ja päästeteenistuste. Tsiviilisikud jäävad enamasti tühjade kätega, kui nad lähevad tanklatesse lootuses kütust saada. See, mis pidi olema Venemaa kindlus, on muutunud täielikuks koormaks. Nii strateegiliselt, kuna Ukraina vähendab Krimmi mõju Putini kampaaniale Venemaal, kui ta poliitiliselt, sest Krimm näitab selgelt Venemaa juhi tegelikku nõrkust. Ja ärge unustage Putini tunnistust, et asjad ei lähe kohapeal nii hästi, nagu Venemaa sooviks. See on veel leebelt öeldud. Kriitilised ohuhinnangud teatavad, et parim, mida Venemaa võib loota sellest kevad- ja suverünnakust, mis pidi hõivama Donbassi piirkonna, on mõned väikesed taktikalised edusammud Konstantinivkas. Suvekuudel ei saavutata killustatud vööndi vastu tegelikke operatiivseid edusamme, mis tähendab, et Venemaa on täielikult läbi kukkunud ega ole isegi ligilähedale jõudnud piirkonna hõivamisele, mille Putin nõudis, et see peaks septembriks langema. Ja seda läbikukkumist süvendab asjaolu, et Venemaa kaotab territooriumi mujal, nii et aprillis ja mais saavutas Ukraina ISW andmetel kokkuvõttes edu. Seda me mõtleme, kui ütleme, et Putini avaldused on tunnistus sellest, et sõda on kaotatud. Ukrainal on lahinguväljal kogu initsiatiiv ja Putinil hakkab kodumaal jõud raugema. Putin loodab, et probleemide tunnistamisest piisab, et veenda oma rahvast, et ta tegeleb nendega, kuigi tegelikult ei suuda ta midagi sellest peatada. Ja kas polekski nii?
rahuläbirääkimised on taas päevakorras, kui Putin seisab silmitsi kõigega sellega ja ka seda on Venemaa juht tunnistanud. teatab, et Putin on avalikustanud, et Venemaa on saanud uue ettepaneku, mille kohaselt peataksid mõlemad pooled oma kaugrünnakud ning sõjalised operatsioonid piirduksid Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižja piirkondadega. See ei ole rahu, kuid see on sõnum Ukrainalt, et nad on valmis lubama Putinil mingilgi määral väärikalt taanduda, mis võib-olla sillutab teed vägede väljaviimiseks. Putin ei kavatse neid ettepanekuid vastu võtta. Ta teab, et ta ei saa seda teha, sest see oleks järjekordne tunnistus tema täielikust läbikukkumisest selles, mida ta Ukrainas teha lubas. Ja tõenäoliselt teab ka Ukraina, et Putin ütleb sellele ei. See annab talle lihtsalt võimaluse, enne kui kõik need rünnakud veelgi intensiivistuvad. Need samad rünnakud, mis ongi Putini nii otsekoheseks muutnud. Muidugi püüab Putin ikkagi jõudu näidata. Ta on juba suure kisa ja kära teinud selle üle, kuidas ta lükkab need viimased Ukraina ettepanekud tagasi, püüdes taas narratiivi muuta. Aga see kõik on võlts. On alati olnud. Ainult et nüüd on see venelastele selgem kui kunagi varem. Kui nad peavad toime tulema kütusekriisiga ja vaatavad, kuidas nende linnades põlevad olulised rajatised. Aga tema sõnad paljastavad rohkem, kui ta ise tahab. Katse olla rahvale lähedane ja veenda neid, et ta kontrollib oma sõja tekitatud probleeme, on tegelikult Putini ülestunnistus. Ta kaotab Ukraina sõda. Putin on murtud, nagu ka tema illusioonid, ja ainus, mis järele jääb, on Venemaa jätkuv allakäik. Kuni lõpuks muutuv meeleolu pöördub nii tugevaks vastureaktsiooniks, et Putin ei suuda enam ellu jääda. Ja kui ta püüab omaenda läbikukkumise fakti eest peitu pugeda, teab Putin, et droonid, mis tema ülestunnistuse esile kutsusid, ei lakka tulemast. See, mida oleme seni 2026 aastal läinud, on olnud nii võimas droonitorm, et see on Venemaali okupeeritud aladel päikese varjutanud. 800 000 sihtmärki ja rohkemgi veel on tabatud. Ning saate teada, miks see oluline on ja mis edasi saab, kui vaatate meie videot. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige meie sõjasaade, et ei jääks ilma meie järgmistest kajastustest Ukraina sõja teemal. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!